Daamid ja härrad, teie ees on Sirli Männiksaar, Ericsson Eesti tegevjuht. Tere! Toomas Asser, Tartu Ülikooli rektor, Vabariigi Valitsuse teadus- ja arendusnõukogust. Madis Toomsalu, LHV juhatuse esimees. Martin Villig, Bolti asutaja ja Andres Sutt, Riigikogu liige majanduskomisjonist. Alustan vist sellest, mida ei pea kellelegi, ei tasuks kellelegi meelde tuletada, aga et majandusruum praegu on meil üsna musta laega. Ja siis alustan nüüd sellest, mida võib-olla tuleb meelde tuletada või jätkan sellega, mida tuleb meelde tuletada, et just vaatasin hiljuti huvi pärast üle, et milline oli siis meeleolu meedias aastatel 2010 ja 2009. Ja see oli tegelikult ikkagi põrgu tuttav. Valitsus ei tee midagi, mitte mingeid samme pole tehtud, ainult vaieldakse, puudub majanduspoliitika, ettevõtteid ei toetata, kaotame konkurentsivõimes, tööjõudu ei koolitata ümber, eksport on sellistes oludes võimatu, vaja kiireid samme ja nii edasi ja nii edasi. Lahendused, mida nõuti, ekspordivõimet tuleb tõsta, sotsiaalseid garantiisid on vaja inimestel, kes on tööd kaotamas või kaotanud, ettevõtluskliimat tuleb parandada, eelarvepoliitika tuleb korda teha, loomulikult tuleb riigiametnike palku kärpida selleks, et eelarvepoliitika korda teha ja nii edasi. Isegi selline tsitaat leidsin nagu tänane valitsus on nagu lapsed, kes tulekahju ajal üksteisele ämbritega pähe taovad, selle asemel, et nende samade ämbritega vett tulele peale tassida. Ja vaatamata sellele foonile tollal siiski lahendused leiti, sest me oleme elus. Vaatamata neile lahendustele, mis on vahepeal leitud, on jutt täna tegelikult praktiliselt identselt sama. Et kuidagi nagu pihta hakata, küsin teie käest iga ühelt, mis on 3 märksõna, mis praeguses olukorras pöörde toomiseks on teie jaoks kõige tähtsamad. Hakkame täitsa siit otsast peale. Ja, tere. Ma arvan, et võrreldes 2008. ja 2009. aasta kriisiga on täna ikkagi öö ja päev. Et võib-olla mõned meetmed on sarnased, aga tipust põhja 25% majanduslangus, et sinna on veel natuke minna. Et ei ole hullu midagi, ja isegi rõõmsamal noodil alustades, siis ma arvan, et Eesti on 2-3 aasta pärast kõige kiiremini kasvav majandus Euroopas. Võib-olla Leedu edestab ainult ja Läti ka. aga üldiselt läheb meil varsti hästi. Aga see ei tähenda, et ei või teha konstruktiivset kriitikat ja tõele au andes on ettevõtjad seda üksjagu teinud ka, mis minu arust rohkem viitab mitte nii palju valitud majandusmeetmetele, vaid kommunikatsiooniteemadele, aga nendest on võimalik alati üle saada. Aga 3 asja, mis ma välja tooks, üks on ikkagi välisinvesteeringute siia meelitamine. Ja Eesti probleem minu arust siiamaani on olnud see, et need asjad on toiminud mitte süstemaatiliselt ja pihustatult. Et kui me võtame suurriikide eeskuju, siis natukene rohkem olla näljane hammastega kinni mingitest konkreetsetest investeeringutest. Tavaliselt öeldakse, et Eestil ei ole selle jaoks raha, aga ütleme aastas paar korda 10 miljonit, et see toob tööjõu kaasatuse, oskusteave, maksutulude ja kõige selle kaudu nagu raha tagasi. Et ma julgeks selliseid panuseid natukene rohkem teha, sest see on põimuv majanduspoliitika Euroopaga ja seda tuleks teha. Teine asi on see, et Euroopa teatavasti kõige panganduskesksem riik on Eesti. See tähendab seda, et võlakirjaturg ja börs on väga väiksed. Ja see muide on mitte pankade probleem, vaid kompliment pankadele, et pangad on olnud avatud ja oma töö ära teinud. Aga kui sul börs on väike ja võlakirjaturud on ka väiksed, siis põhimõtteliselt tähendab seda, et pankade kõrval peab olema midagi veel. Ja siin see riigi roll erinevate ettevõtete nagu rahastamisel ükskõik milliste meetmetega on suhteliselt oluline neid võimalusi leida. Aga ma rõhutaks taaskord, et Eesti seda küll suhteliselt juba teeb, aga natukene liiga pihustatud vormis. Ja 3. on võib-olla selline see sama alguse juurde tagasi, et ettevõtjatega rääkimine, et julgeolekust on hästi palju, aga ma olen nõus sellega, et majandusjulgeolek ja lihtsalt julgeolek on väga tihedalt nagu seotud, et üks ilma teiseta ei õnnestu. Aga ettevõtjad elavad kõik oma mured üle, aga tõsi on see, et nad valitsuse poole vaatavad ikkagi, ma julgeks täna öelda, et nii nagu peab, et aupaklikult, aga tagasi ootavad ka siis kommunikatsiooni, et miks ja mida teha. Aitäh. Sirli,
3 kändu, mille taga oleme? 3 võib-olla sellist, ma kõigepealt tänan kutsumast, tore on siin olla. Vaatan võib-olla asja natuke tööstuse vaatenurgast, et olles ise lootusetu optimist, siis ma nõustun eelkõnelejaga, et turg tuleb tagasi. Ilmselgelt meil ei ole lihtsad aastad, ei ole eelmine aasta on lihtne, ei ole ka järgmine ja vaatame, kuidas ta edaspidi hakkab tulema. Aga ka tööstuse sektori vaatest, et võib-olla siis need 3 märksõna ja ma ei üllata siin ilmselt mitte millegiga, et kindlasti üks esimene asi, mille otsa meie vaatame, on tehnoloogiate kiire juurutamine ja see on nagu koht, kus Eestil võiks olla väga tugev nagu eelis, olles siiski võrdlemisi väike turg, olles võrdlemisi täna ikkagi ka bürokraatia võttes ikkagi võrdlemisi õhukene, aga samas kindlasti see on koht, mida ei tohiks ära unustada, et meil on võimalus asju kiiresti katsetada, kiiresti ellu viia ja tegelikult luues endale selle konkurentsieelise. Teine vaatenurk, mis on kindlasti meile võib-olla, ma olen seda varasemalt öelnud, et meie Ericsson investeerib Eestisse uue tehnoloogiakeskuse näol. Üks selline väga tugev kaalukoht, miks see investeering, me ikkagi jõudsime selle otsuseni, et me jätkame siin samas Eestis, oli tegelikult meie oskusteave, mis on meie konkurentsieelis, et ehk siis see, mille me oleme siia Eestisse juba ehitanud. Aga samal ajal on see meie üks kõige suuremaid nõrkuseid. Ehk siis see sama, et kuidas tagada see jätkusuutlikkus sellele nii hariduse kui see järelkasvule just nimelt tehnoloogia valdkonnas, tehnoloogia, reaalainete nii-öelda hariduse spetsialistide näol, kas see spetsialistid siis nii-öelda struktuurselt, kas tulevad koha pealt või tulevad ka väljast teatud konkreetsed oskused, siis see on ühtepidi meie tugevus, teistpidi meie kindlasti üks suurimaid võrkusi, millele nagu jätkuvalt mina tahaks nagu alati tähelepanu juhtida, et meil on täna ka Ericssonis Eestis 65 rahvust majas, aga enamus on ikkagi siit koha pealt, aga mida rohkem me liigume nagu just tööstuse sektoris, et me oleme väga tugevad, mis puudutab võib-olla tarkvaraarendust ja väga tugevad ja mis on nagu tervitatav konkurents, aga mida rohkem me tahame tööstuses edasi liikuda, siis me jõuame ka sellesse riistvaramaailma ja tänases nii-öelda ühendunud ökosüsteemiga tööstuse vaates, tarkade tööstuste vaates, need asjad käivad koos. Et tarkvara ei käi ilma riistvarata ja just nimelt nagu see oskusteave on see koht, kus meie näeme nagu pidevat väljakutset ja seda enam, kui me tööstuses edasi tahame nagu tugevamaks saada ja selles meie konkurentsi nagu arendada, siis see kindlasti on üks sellised kohti ja ma juba tegelikult selle 3. mõtte mainisin võib-olla ära, et pigem on see sama kiire ja sujuv asjaajamine, et ettevõtted investeerivad, kui on koht, kus seda teha, kui on see tugi olemas, on see keskkond olemas ja väga tugevalt on just see, et asjad ka tegelikult sujuvalt ja kiirelt ellu viia ja see ma arvan, tagab sellise keskkonna, mis toetab meie konkurentsi ja toetab uuenduste elluviimist. Ja, Andres Sutt, natuke teiselt poolt vaade, et mis on need 3 asja, mis sinu või teie nägemistes peaks tehtud saama? Nad on tegelikult väga sarnased, et 3 lihtsat märksõna. Enesekindlus, ambitsioon ja 3. edulugude rääkimine. Et Mats Löfström tegi juba väga hea alguse, et nende 3 asjaga ei ole vaja oodata homseni ega isegi täna õhtuni mitte, et seda saab kohe nüüd ja praegu siit samast lavalt teha. Tegelikult nii Madis kui Sirli juba rääkisid sellest, mis meil on hästi. Mina ei saa aru, miks me oleme rahvana omandanud oskuse saada maailmameistriks negatiivse uudiste ülesnoppimises ja sellest kogu maailmale kuulutamises. Mitte mingit põhjust selleks ei ole. Seesama 2008-2009 kriis, mäletan ka väga hästi. Siis oli veel selline valuuta nagu Eesti kroon, kõik targad pankurid, või õigemini mitte väga targad pankurid, aga vähe informeeritud pankurid väljaspoolt Eestit, nimega London, üks linn, rääkisid sellest, kuidas kohe-kohe kukub Eesti kroon ja koos sellega kukuvad ka Rootsi pangad, midagi sellist nagu päriselt ei juhtunud. Toona meil oli enesekindlus väga tugevalt olemas ja ma ei näe mitte ühtegi põhjust, miks me täna peaksime olema vähem enesekindlad, sest et kui me võtame praegu 2001–2023, tuleb võtta õiged indikaatorid. SKP inimese kohta turuhindades on meil kasvanud 5% võrra. 4300 eurot on SKP inimese kohta Eestis kõrgem, kui ta oli 2021. Läti ja Leedu ei ole meist kuidagi pidi ees. IMF-i viimase prognoosi järgi on Eesti SKP inimese kohta selle aasta lõpuks pea $32,000.
Leedul on see alla 30 000 $. Et meil ei ole mõtet ise rääkida asjadest vales suunas. Investeeringutest, millest oli siin juba juttu. Kui keegi räägib, et Eesti on hirmus koht, kuhu ei tohi investeerida, sest ta asub Venemaa kõrval. Ericssoni näide juba oli. Võtame veel mõned G7 riigid sinna juurde, magnetitehas Narvas, siis Korsika Soole, Evecon, Mandri-Euroopa suurim akupark siia samma Harjumaale. Võtame Marubeeni, Jaapan investeering Skeletoni ja praegu jutuks olev Power to X Pärnumaale. Et ei ole vaja rääkida sellist juttu, et investeeringud Eestisse ei tule. Tulevad. Räägime nendest lugudest, siis saavad inimesed ka nagu enesekindlamaks. 12 miljardit on inimestel konto peal raha. Miks ta seal on? Hirm on. Tarbida tuleb, investeerida tuleb. Sest nii nagu Madis ütles, ma jagan väga seda seisukohta. Paremad ajad on ees, kohe homme juba tulevad. Võib-olla isegi täna on päral. Ärme räägi seda juttu, et kõik on halvasti ja hull. Nii, kui oleks ahneid ajakirjanikke, saaks juba pealkirja ära teha sellest, kuidas Reformierakond eitleb Euroopa suurimat majanduslangust. Aga fakte paluks siis sinna kõrval. Ja, veidi teistsugune perspektiiv kindlasti on Toomas Asseril. Jah, aitäh kõigepealt võimaluse eest siin paneelis olla ja mina esindan tõepoolest haridusvaldkonda ja täpsemalt kõrgharidust. Ja olles arst, siis ma natukene ilmselt vaatan sügavuti ka sellesse, mis meditsiinivaldkonnast tuleb. Et kui vaadata ootusi, siis ülikoolid tervikuna ju ülikoolide kohus on pakkuda Eestile ainuvõimalikku lahendit majanduse arendamiseks, see on haritud rahvas. Ja eelkõige on vaja kõrgharidust. See on kõige suurem vajak praegu meie tööturul. Ja sellega haakuvalt on kõik, mis toimub kõrghariduses ja teaduses, et see potentsiaal on tegelikult hetkel avamata. Seal on reservi või võimalusi ilmselt väga palju ja selle keskkonna tekitamine on teine asi, mida ülikoolid praegu vaatavad, et võib-olla siin tänase paneeli kestel tekib ka võimalusi, et mõned näited tuua, aga me sinna liigume. Et mul on hea meel, et juba Ericsson tajub, et on vaja insenere, aga ma võin teile sissejuhatuseks öelda näiteks, et meditsiinivaldkond, millest on vähem räägitud, aga tegelikult on see mõned ehk kriitilisem isegi ühiskonna toimena. Ma toon teile ühe näite. Hetkel on perearstidest on oma pensionieast töötamas selline hulk, kes vastutab praegu 400 000 Eesti elaniku tervise eest. Ja see tähendab seda, et see tuleb sellest, et 90. aastatel oli riiklik poliitika oli see, et võeti arstiõpetusse vähem inimesi vastu. See on lainena jõudnud praegu sellesse, kus me oleme siin. Aga juba öeldud inseneride näide, nii et kõrgharidusel on kindlasti väga palju teha. Ja mainitud juba, et kuidas kõrghariduses tehtavat saaks majandusse rakendada, et see on ülikoolide jaoks sama oluline, et on see siis doktorikraadiga inimeste väga sihitud kasvatamine teatud kindlates valdkondades, ühiste ettevõtete tegemine koos ka Eesti ettevõtetega, nii et ka võib-olla sellest tuleb paneelis juttu, nii et väga põgusalt nii markeeriks need asjad ära. Suur tänu. Ja Martin, sinu kord. Tere ka minu poolt. Ma ütleks, et need märksõnad võiksid olla eksport kindlasti, et väikse riigina sisemajandusega me väga palju kasvada ei saa, ehk meil on vaja teenuseid ja siis tööstust, mis ekspordivad. Teine võib-olla on see, et Boltist natuke rääkida, et me vaatasime hiljuti statistikat, et ametliku statistika järgi on Bolt täna umbes 4% meie ekspordist ja 8% teenuste ekspordist. Aga ametliku statistika omapära on see, et tegelikult näiteks meie Inglismaa ja veel mitme teise riigi käive üldse siia statistikasse ei lähe, nii et tegelikult on see umbes 2 korda suurem, kui me vaatame nagu sisuliselt neid numbreid. Ehk et küsimus on selles, et kuidas me saaksime 10 Bolti-sugust ettevõtet veel siia juurde, kes sellises mahus ja sellise kasvuga suudaks siis eksporti teha. Ja kolmandaks kindlasti majanduskeskkond, et see puudutab erinevaid aspekte, alates siis regulatsioonidest ja tegelikult ka
ka julgeolekust ja tegevustest kaitse suunas, et need võib-olla oleks lühidalt need märksõnad, et võib-olla siis paneeli käigus lähme täpsemalt sinna sisse. Ja ma annan sõna Madisele, kellel on sulle konkreetne idee. Ja ma tükk aega mõtlesin, et kas ma tõstatan või tõstata, aga kuna Andres tõmbas käima ja lugude rääkimisest rääkis ja Martin ütles eksport ja Bolt ka, siis saab need asjad kohe ühendada, et ma räägin ühe loo, mis puudutab väga tugevalt majandust ja kaudselt julgeolekut ka, et Tallinnas on börs teatavasti, Nasdaq Balti börs, mis on defineeritud maailmas kui frontier market ehk siis piiririik. Et see hierarhia on niimoodi, et on arenenud turud, arenevad turud ja siis on piiririik. Piiririigi börsid Tallinna näol on samas kategoorias kui enamus Lähis-Ida börse, Aafrika börse, Kasahstan ja mõned vahvad riigid veel. Ja kuidas piiririigi börsi definitsioonist välja saab, on niimoodi, et üle Baltikumi on paar turukapitalisatsiooniga ettevõtet, mille turuväärtus on vähemalt 2 miljardit eurot. Sel lähedal on LHV, sel lähedal on Ignitis, aga Bolt ületaks seda. Iga ettevõtja teeb oma otsused ise, Bolt on oma avalikust noteerimisest juba rääkinud, tõenäoliselt teeb seda kuskil Euroopas, aga sinna arvesse läheks ka selline asi, kui keegi teeks oma dual listingu ehk teisese noteerimise siis Tallinna börsil. Ja mida see päriselt tähendab? See tähendab seda, et kui Eesti börs saab sellest frontier marketsist välja, siis automaatselt fondid, kes investeerivad siis arenenud riikide börsidele, peavad tegema investeeringuid, mille sissevool on järgmise 3–5 aasta jooksul Balti turgudele umbes 200 miljonit eurot. 200 miljonit eurot börsidele toimib referentsina, mis toob kaasa ka investeeringud otse majandusse. See kõik on selle taga, et Bolt teeks dual listingu Eestis. See minu arusaamist mööda on selle taga, et riik näitaks nälga, rohkem midagi tegema ei pea, kui küsima ja ütlema, et Martin ja Markus on väga patrioodid, räägivad ekspordist ja lugudest, nii et palun väga. Parim praktiline näide on praegu Bolti dual listing. Nii, kas tuleb ära? Ma arvan, et seda ideed me oleme kaalunud küll, et me peame siis täpsemalt veel analüüsima, et kui palju see dual listing sinna muidu kogu selle lipobürokraatia midagi juurde toob. Aga Vähe. Ja milles on trikk on see, et kui Bolt kuulab oma nõuandjaid ja välisinvestorid, siis kõik ütlevad, et see on mõttetu idee. Ja Boltist lähtuvalt see natukene ongi, Boltil ei ole seda vaja. Aga Eestil on vaja ja ainuke, mis võiks päästa, on investorite kiiks. Või tähendab founderite kiiks, et founderid tahavad. Aga founderid vajavad julgustust ja tuge selle sama riigi poolt, mida nad... Aga sa näed, et siis võetakse seda Balti börsi ühe tervikuna, et selles mõttes... Jaa, et kuna see on, tegelikult selle ametlik nimetus on Baltic Nasdaq sellepärast ja kuna me tuleme siis tagant, teeme ka oma 2 miljardit täis, siis teie tuules siis ongi hea. Aga selle hind on päriselt 200 miljonit sissevoolu rahana. Ja esimene väga praktiline, ma ütleks üsna lihtne idee käes. Andres, kas kommenteerid? Ja see, mida Madis välja tõi, on tegelikult ülioluline, ta puudutab laiemalt kogu majandust ja ka seda, et kui palju näiteks Eestit kaetakse erinevate pankade või finantsnõustajate siis analüüsis. Et see, et me oleme frontier markets, on tegelikult õigustamatu silt küljes, arvestades sedasama SKP inimese kohta taset, mis meil on, me oleme hoopis teises liigas. See on väike tehniline asi, et siin piirab, eks ole, meie turu suurus, aga ma arvan, Martin, see oli üks hea ettepanek, et võtta seda siis tõsiselt. Nii, aga ma keeran nüüd natukene seda taraanide otsa jämedat, tugevat ja rasket Martini pealt ära ja tema saab seda siis vastu poliitikutele ja ühiskonnale keerata. Et üks asi, mis siit läbi käis ja mida mitmel kujul käis siit läbi jutust, oli see, et kuidagi see nagu ambitsioon või nälg on nagu Eestis nõrgavõitu veidike ja sellega käib kaasas siis ka selline riskivalmidus või riskimisjulgus ettevõtjate poolelt. Aga iduettevõtjad on selles osas, või kogu see tehnoloogiasektor on parem sõna, on selles osas olnud kogu aeg suunanäitaja, et tehakse päris hullu asja, räägitakse nagu pöörasest ambitsioonist kogu aeg. Et kuidas nagu seda kultuuri või seda aspekti Eestisse tagasi tuua, et meil ei olnud kindlasti 25 aastat tagasi sellest näljast mingit puudust,
aga kuidagi on nüüd niimoodi jäänud, et kes mitmes riigis tegutsevad, ütlevad, et Leedu on täna tunduvalt näljasem ja pingutab rohkem näiteks. Või ka Läti nüüd, kes erinevalt meist, kes me tahame 11 aastaga kahekordistada oma majanduskasvu, ütles, et nad teevad seda 10-ga. Et küsimus on jah, et kuidas seda nälga ja ambitsioonikultuuri annab siin üldse midagi teha või kuidas sina seda vaatad, miks Eestis kehv on? No mulle tundubki, et tehnoloogiasektoris ei ole väga kehv, aga pigem nagu tööstussektoris ta, ma ei tea, üldisemalt kipub olema, et meil on kindlasti ka häid näiteid sellest, kes on ambitsioonikamad ja proovivad oma tooteid arendada, aga see on üsna selge, et tänases konkurentsiolukorras me selle odava tööjõu põhise tööstusega konkureerida ei saa, et me peame siit julgelt sammu edasi minema ja selles osas on ju Tööandjate Keskliit ka mitmeid erinevaid innovatsiooniprojekte teinud, mis neil selle nimi oli, innovatsiooniredel või et kuidas see projekt oli, et kuidas reaalselt töötada konkreetsete tööstusettevõtetega ja vaadata, et millised on nende võimalused sellist suuremat kasvu teha ja oma tooteid ka arendada, et see on tegelikult minu meelest see suund just nagu väljaspool tehnoloogiasektorit, ja see samamoodi tegelikult puudutab, ma arvan, nii talenti kui ambitsiooni, et selles osas täna tehnoloogiasektoril on siiani olnud üsna head võimalused inimeste värbamiseks ka välismaalt. Kahjuks on need olnud suuresti ka erandid tehnoloogiasektorile. Meie oleme tegelikult öelnud seda, et see ei peaks olema erand, vaid et me võiks vaadata tehnoloogiasektorit sellise nagu pilootsektorina, kuidas see töötab ja kui tehnoloogiasektor on näidanud, et tegelikult sealt ei tule sellist võib-olla kahtlast segmenti meie Eestisse, vaid need inimesed on hästi valitud, siis tegelikult võiks laiendada kas või seda talentide värbamise võimalust kõikidele teistele sektoritele täpselt samamoodi, kellel on see suurem ekspordipotentsiaal, et kui me räägime võib-olla ehitusest või mingist muust, kes rohkem toimetab siseriiklikult, siis seal võib-olla peaks need piirangud jääma, aga just sellised potentsiaaliga tööstusettevõtted, nendel tegelikult võiks olla sarnased talendi värbamise võimalused, nii et need on võib-olla mõned asjad, millest alustada, aga loomulikult, eks on vaja ka seda tööstust muuta teatud määral nagu seksikamaks, et lihtsalt täna tundub, et tehnoloogiasektoril on võib-olla selline parem maine, kuhu noored tahaksid minna, aga et kuidas me saaksime näidata seda, et ka tööstuses on tegelikult võimalik ägedaid asju teha ja tegelikult siin ma näen, et see valitsuse kaitsetööstuse fondi mõte on väga hea, et näidata, et meil tegelikult on seda talenti ja me võime ka selles sektoris näiteks droone toota suuremas mahus, sest et tegelikult ju sõjatööstus väga palju juba Ukraina näitab, et see sinna suunas liigub, nii et potentsiaali siin on, et neid, ma ütlekski samamoodi võib-olla nagu Andres ütles, et meil on vaja meediaga kuidagi saavutada selline ühiskondlikum kokkulepe, et me ei räägi ainult negatiivsetest asjadest, vaid tegelikult rohkem inspiratsioonist ja kõigest sellest, et selles mõttes see teise eestlase söömine, see tuleks võib-olla vahepeal kõrvale jätta ja proovida natuke rohkem taimetoidule keskenduda ja siis selle kõrvalt vaadata, et millised need võimalused siis on ja pigem nagu ühiskonnana päriselt proovida mõelda, et me oleme täna siin keerulises kohas, mis need võimalused on, kuidas edasi minna, et see üksteise söömine, see meid siit edasi ei aita. Kiire vaheküsimus veel, et Bolt tõstab ja laenab ikkagi raha sadades miljonites ja nii edasi, kas kogu sektori arendamise või käivitamise peale ja üle riigi või üle kogu sektori 50 miljonit, et on see üldse miskiga, millel nagu mingi toime võiks olla? Kindlasti see on ju palju parem kui mitte midagi, et selles mõttes, kui me vaatame, mis kiirusega seda initsiatiivi on käivitatud, siis minu meelest on see väga tervitatav ja ma usun, et nagu öeldi ka, et kui siit peaks tulema nagu häid tulemusi ja on näha, et see raha hakkab lõppema, siis ma saan aru, et valitsusel tegelikult on valmisolek sinna rahaga juurde panna. Nii et selles mõttes mina ütleks, et see on väga hea märk nii Eesti sisse, et hakkame tegema, meil on võimekus ja raha seda investeerida, kui tegelikult ka märk väljaspoole, et tegelikult Eesti võtab seda kaitsetööstust ja üldse kaitsmist oluliselt ja tegelikult panustab sinna ka rahaliselt, et just seda sektorit aidata. Et minu meelest mõlemad pidi need märgid töötavad väga hästi, et ma ei jääks sinna summasse kinni ja 50 miljonit on tegelikult ka väga hea summa, millega alustada. Sirli, rääkides ambitsioonist ja julgusest, siis ajal, kus kõik tööstused Eestist lähevad minema, sest siin on võimatu midagi teha, siiski käib üks teine protsess ka. Siis teie ehitate praegu oma uut sellist tootmisbaasi, 155 miljoniline investeering sellesse, tegemist üli nagu kõrgtehnoloogia tipptasemel ettevõttega.
Kuidas siis see sai juhtuda või mis see lugu on, et see kaalutlus selle taga, et miks just Eestile sobib ja mis siin see potentsiaal on? Ma arvan, et võib-olla ka see kolm mõtet, mis ma alguses välja tõin, on natuke alused ka selle investeeringu jätkamiseks, et Ericssonil on Eestis arenduskeskus ka täna, mis on Ericssoni nii-öelda globaalsest vaatenurgast kõige suurem. Ehk siis me oleme aastast umbes 2015-2017 tegelikult suht strateegiliselt oma skoopi muutnud selles suunas, et me ei ole enam odava tööjõu riik. Ja loomulikult see on olnud pikk protsess ja see on olnud protsess iseenesest just nimelt muutmaks seda, ütleme, et ma olen turult kuulnud päris palju neid kommentaare, et kas läheb hirmus kehvasti, et käive langeb, et tegelikult ikkagi ei lähe, et see on olnud väga teadlik tegevus, liigutamaks oma igapäevast tegevust väärtusahelas märkimisväärselt ettepoole. Täna Ericsson Eesti põhitegevus ongi toodete arendamine ja nende toodete kõige värskemate, kõige uuemate hetkel siis 5G toodete turule toomine ja me ei räägi tegelikult ei Euroopa turust, me ei räägi Eesti turust, me räägi seal hulgas, aga me räägime põhimõtteliselt kogu lääne poolkerast või nii-öelda poolest maakerast, et kuhu see portfell, mida me siit samast Eestis teeme. Sellega kaasneb tohutu oskusteave ja see sama, miks võib-olla siis see investeering, kuidas meil õnnestus ka nii-öelda see investeering Eestisse veenda, et meie alustasime probleemikirjeldusest erinevatel põhjustel ja lõpetasime tugeva väärtus- ja võimaluste kirjeldusega, et ongi seesama oskusteave, ongi seesama investeerimiskeskkond ja ehk siis meil on juba palju asju hästi. Küsimus on, kuidas me seda kiirendame, kuidas me seda hästit hoiame. Et kui Euroopas uute tehnoloogiate nii-öelda kasutusele võtta on keskmiselt 10-15% aeglasem kui näiteks Ameerikas. Ja me näeme just tehnoloogia või telekomi valdkonnas, et kuidas 4G tehnoloogiate nii-öelda infrastruktuuri väljaehitamine, mis võimalusi see on see pakkunud, palju töökohti on loodud teistel turgudel, selles osas Euroopa on aeglane. Et ma tahaks uskuda, et Eesti võib-olla nii-öelda Euroopa keskmisest me ei ole kõige aeglasemad, aga kas me oleme piisavalt kiired, et see on küsimus, mis me peame ise endale esitama. Et tegelikult selline üleüldine kriitiline infrastruktuur ja loomulikult ma räägin hästi palju võib-olla ka niisugust ühenduvuse connectivity vaadet, siis see loob võimalusi. Ja meie otsus on väga tugevalt siis seotud meie oskusteabe, aga väga tugevalt seotud natuke ka ettevõttega, kuna meil on Rootsis suured arendusüksused, samamoodi me töötame lähedalt koos, ehk siis see niisugune New Nordic või Nordic Baltic koostöö meie vaates on hästi tugev. Olles piiririik erinevatest vaatenurgast, mida mina olen märganud oma kogemusest, et jah, neid küsimusi tuleb, seda turvalisust, seda, et meil on selline naaber, seda küsitakse nii selle investeeringu kontekstis kui mujal, aga teises mõttes ma arvan, see meie teadlikkus ja see, et me sellel teemal väga tugevalt räägitakse, et ma ei näe, et see on nagu ära hirmutanud, et lihtsalt küsimus on jah, et ma arvan, see sõnumite andmine, et turg toimiks ja sõnumite andmine, et tegelikult on meil siin hea keskkond ja rääkimas just seda niisugust digitaalse ühiskonna digitaliseerimise, tööstuse digitaliseerimise vaatenurgast ja see on koht, kus meil Eestis on, ma arvan, tööstuste mõttes, et suur tööd veel teha. Nagu Martin ütles, siis infotehnoloogia sektor paistab inimestele võib-olla praegu tööle tuleku mõttes justkui nagu seksikam. Et mis siis teil häda on? Sisuliselt olete ju tegelikult absoluutselt nagu tipptasemel infotehnoloogia ja arendus tehas. Ometi ütled, et teatud tüüpi insenere, kes riistvara, tarkvara kokku paneks, õigesti toimima, on justkui täna puudu ja kohe päris palju puudu. Ma tahaks öelda, et meil ei ole midagi häda, et meil on päris hästi, et meil on Eestis 2200 töötajat, kellest ligi pooled on ühte või teistpidi insenertehnilises valdkonnas, nii et nagu öeldud, ühtepidi on see meie suurim tugevus, teistpidi, kui vaadates tulevikku ja vaadates ka järelkasvu just nagu reaalhariduse ja tehnoloogiahariduse vaates, siis me ei tohi nagu jääda nendele loorberitele puhkama, et jah, meie oleme samamoodi toetatud nendest erisustest, aga kas me saame jääda nagu lootma erisuse peale, et pigem on nagu küsimuses selles, et ja oma
niisuguse väga digitaliseeritud ja võib-olla niisugune tööstus 4.0 valdkonna vaates, ma arvan, meil on päris hästi, aga nüüd on võib-olla ka see lugude rääkimise vaatenurgast, et ma arvan, meil on veel palju tööstusi, kus see sama areng peab nagu toimima ja võib-olla suudame meie aidata oma loo rääkimisega, toetada oskusteabega, aga samamoodi kindlasti saab aidata riik just nimelt selle sama innovatsiooni tööstustehnoloogiate kasutusevõttu kiirendamisega. Väga hea. Ma siin selles nii-öelda sellise konkurentsivõime või investeeritavuse rubriigis oleks kummaline, kui ma ei küsiks nagu pangasektori käest natukene lähemalt, et teie ju näete tegelikult seda investeeritavust, hindate oma analüüsides iga laenuotsuse juures ja nii edasi, et kuidas paistab, kas meil mis seis panga poolt vaadates meil selle riskivalmidusega on ja mis on pankadel seal teha, et see asi oleks parem, et me teame, mida Bolt saab teha, aga mida pangad saavad teha? No esiteks alustades jälle, ma arvan, ühest kõige olulisemast strateegilisest kiitusest, siis Eesti suur pluss on see, et tööjõuturg on püsinud, meil on mõned Skandinaavia kuulajad ka, aga Eestil on see toiminud, et on püsinud ametiühinguteta suuresti. Ja see tööjõuturg on kogu aeg kohanenud vastavalt majanduse vajadustele. Ja see paindlikkus on olnud nii oluline, sest sul on ülikiire kohanemine ja tegelikult isegi kui vahepeal töötuse määr käib natuke kõrgemale, siis ta tuleb ruttu tagasi. Ehk keskkonna mõttes sellise kohanemise taustal on väga hea investeerida, aga mida pangad saavad teha, on olla avatud. Ja ka lugude rääkimises, siis täna on ikkagi see strateegiline risk, et kui ma enne ütlesin, et kõige panganduskesksem riik Euroopas, siis veel ütleme 10 aastat tagasi, isegi vähem, oli ta juhtumisi ka üks oligopoolsemaid ja kuulus 100% väliskapitalile. Ehk see strateegiline risk, millest keegi kunagi ei rääkinud, oli kogu aeg õhus. Finantskriisi ajal natuke realiseerus ka. Et täna see on osaliselt ümber pööratud, mis seal salata, LHV-l on olnud seal suur roll, et esimese kvartali ettevõtetele kõige enam laenu andnud pank Eestis oli LHV. Ehk see nagu tasakaal tuleb, aga ütleme, et kompliment kogu sektorile, siis tuleb olla avatud ja see valmidus on ikkagi nagu olemas. Jah, aga siiski päris palju on viimasel ajal juttu sellest, et konkurents Eesti pangandusturul ikkagi toimi õigesti, et kuidagi meil on, et laenuraha on kallim nii eraisikutele kui ettevõtetele, kui teistes riikides ümbritsevates, mis meie ettevõtete investeeringuid väidetavalt tagasi hoiab. Kas sa suudad mulle nimetada maailma 2 kõige kapitalistlikumat riiki? Hea küsimus, ei tea, võib-olla Singapur on üks neist ja võib-olla teine on Ameerika Ühendriigid, aga kindel pole. Jah, ütleme, et meie kultuuriruumist või lääne kultuuriruumist on need Ameerika Ühendriigid ja Ühendkuningriigid või siis Inglismaa. Juhtumisi mõlemas riigis on nii kodulaenud kui ka ettevõtete laenud kallimad kui Eestis. Ja seda mitte baasmäära pärast, vaid ka marginaalide pärast ja reaalselt nii on ka. Ehk see võrdlus, mida Eestis võrreldes Soomega tehakse, on iseenesest faktiliselt õige, aga kuna need laenugraafikud on erinevad, Soomes võib marginaali muuta suhteliselt tihti, Eestis on see 30 aastaks lukus, et on mingisugused eripärad, mis mõjutavad ja Soome on tõesti maailma vist kõige madalama, Euroopa vähemalt kõige madalama marginaaliga laen, aga statistikasse ei jookse ka sisse 25% majanduslangust. Et kui vaadata Euroopa keskmisena, siis tegelikult need marginaalid ongi keskmised. Enamus, ütleme siis Ida-Euroopa riigid või meie saatusega riigid on ikkagi kõrgemate marginaalidega ja seal ongi ajaloolised põhjused ka. Aga kus Eestis tegelikult konkurents toimib ja need samad marginaalid on ka ju ettevõtetele läinud alla viimase 2 aasta jooksul 3% võrra ja kodulaenudele ka. Keskpanga intressipoliitika on eraldi, aga kus ei toimi hästi, ma möönan, miks ma rääkisin enne pihustamisest ja natuke suurematest summadest, kus ei toimi hästi, on suuremad summad. Et kui meie suudame oma laua taga teha laenuotsuseid kuni 100 miljonit eurot, üks komitee, ettevõtja teab, kellega ta räägib, siis ütleme mõne suurema konkurendi puhul lähevad need otsustuslimiidid juba üsna tihti 10 miljoni pealt Rootsi.
et oleneb nagu tehingustruktuurist ja sa kujutad ette, et kui sul on vaja 20 miljonit eurot laenu, siis mis aja jooksul sa saad, kellega sa rääkima pead, kes teeb otsuse, otsus ei ole kohalik. Et seal on natukene mingisugust nagu riski, aga eks me siis proovime seda tasakaalustada. Professor Asser, tõite välja selle ühesõnaga selle teadus ja majanduse koostööle paneku, mis on nii vana teema, kui mina veel mäletan ennast ikkagi väga väikese poisina, praeguseks juba vana inimene, aga väga väikese poisina ma olen kuulnud, et seda tuleb hakata rääkima, et see on potentsiaal, seda tuleb teha, meil on tehti see geenivaramu ja geeniandmed ja nii edasi. Et Euroopa suurima turukapitalisatsiooniga ettevõte on Novo Nordisk, mitmekordistanud oma positsiooni siin mõne aastaga Taanist. Ja küsimus on, et nagu Lennart Merilikut, et kus on nüüd meie Novo Nordisk, et miks Tartu Ülikoolist pole seda tulnud, et mis seal teha annab või mille taga see on? No, tahkusid on ilmselt mitu, et see sõna geenid, mis juba korraselt välja tuli, et kui sellest alustada, et sellele pühenduda, et siis jah, fakt on see, et Eesti geenivaramu, millel on juba nüüd 20-aastane pluss ajalugu, ta on jätkuvalt ta ei ole kõige suurem, aga ta on üks suuremaid ja tema väärtus on just meie populatsiooni põhisus ehk üle 220 000 geenidoonori, pluss, mis on Eesti riigi eripära, on siis digitaalne keskkond, mis võimaldab ka siis integreerida sinna ka terviseandmed ja mitmed muud registrid. Ja võt see potentsiaal tõepoolest hetkel on veel avamata. Olles arst, siis läbi nende aastate olen ka mina seda oodanud, et millal see potentsiaal avaneb, aga me oleme jõudnud faasi, kus praegu on Eesti riigi võime seda edasi arendada, on ammendunud. Et tegelikult ei ole võimalik, et me ootaksime riiklikult järjekordselt panust, et suurendada doonorite arvu drastiliselt. Ja seda ma tahtsin küsida, et mis see Eesti riik nagu seal üldse tegema peaks, et see areneks? Jah, ega on selge, et sellises mahus, nagu ta seni on kasvanud, et see ilmselt ei ole realistlik enam praegu. Ja ülikooli samm on, et me oleme võtnud, kui räägime innovatsioonist või räägime ambitsioonist, et siis meil on juba tegelikult mitte lihtsalt mõttekorras, aga on juba asutatud ettevõte, millest on ka pressis juttu olnud, on Eesti multioomika ettevõte või EMC. Ja see tähendab, et me teeme ettevõtte, ta on faktiliselt loodud, aga ta on moodustamisel praegu juriidiliselt. Me teeme uue ettevõtte, mis võimaldab ka praegustel geenidoonoritel olla selles osanikud, ja me kaasame sellesse ka erarahastust ja me kaasame selleks analüütiliseks võimekuseks välispartnerid, kellel on esiteks instrumentaalne võimekus analüütilist poolt teha, pluss on ka siis digitaalse platvormi rakendamine, et see oleks ohutud kõik. Ja ma olen seda usku, see on mõistetavalt on see riskidega seotud, sest et sellist digitaalset keskkonda, sellist mahtu ei ole maailmas olemas, aga me oleme võtnud selle ambitsiooni ja riski ja me oleme selles asutamise teel. Ja ma arvan, et sellel on, ma ei saa ilmselt Boltiga praegu siin paralleele tõmmata, aga iseenesest, et kui tegelikult see keskkond on arusaadav ja see ulatub Eestist kaugele välja, et siis see võimaldab kiiresti näiteks ka erinevaid kliinilisi uuringuid teha ja nii edasi. Ja mul on usk, et see on toimiv asi ja jääme ootama mõne aastaga, et sellest tuleb. Aga see on vaid üks näide, et eks ülikoolid teevad teisigi, et Tartu Ülikooli näitel konkreetselt me mõned aastad tagasi asutasime ka Uni Tartu Ventures, mis aitab ülikoolis konkreetselt hetkel küll praegu on Tartu Ülikoolis tehtavad intellektuaalomandid panustada ja viia see ka siis turule ja koos siis ettevõtjatega see finantseerida ja meil on praegu see portfell kõik on väike, aga ta siiski on olemas ja hetkel seisuga meil on 5 ettevõttega tehtud tehingud ja ma arvan, et see toimib. Aga see on kõik üks, mis võtab aega ja vajab täiesti uut toimimiskultuuri väljatöötamist, aga me oleme sinna suunas minust suhteliselt edukalt teel praegu.
mõned näited Eestis on teada ka, kus tööstus- või tootmisettevõtted on tulnud või läinud ülikoolide juurde ja öelnud, me rahastame seda ja seda ja seda, meil on vaja seda ja seda. Aga see on ka üks niisugune asi, et see tundub nagu jube erandlik või kuidagi vähe või et kuidagi nagu lahus on see teadusmaailm sellest, mis ettevõtjad teevad. Või on seda kuidagi teie vaatest ajaga muutunud, paremaks läinud või selle suunaline koostöö? Teadaolevalt ju see org, nimetame, et erinevast tehnoloogia astmest saada kõrgemale välja, et see org ikkagi püsib praegu ja see asutatud meie Uni-Tartu Ventures, see on tegelikult mõeldud ka, et seda katsuda üle. Aga tegelikult on siiski, et riigi poolt on teatud samme astutud, nii et me homme avame ju rakendusuuringute keskuse, nii et ma julgen välja tuua, et see on vähemasti on see püüd sinna suunas, et leida neid rakendusi ja võimendada. Seal on üks hea näide, mis on tegelikult ülikoolidega otseselt, kõige otsesemalt seotud, on bioraffineerimise temaatika, et see on ka üks minu arust on täiesti reaalselt toimiv asi. Ja taustale näiteks, et Tartu Ülikooli meie sünteetilise bioloogia kolleegid said ka eelmisel aastal tiimingu rahastuse, mis on tõepoolest kõrgetasemeline konkurentsipõhine rahastus, nii et maht 30 miljonit. Siit teine komponent on ka personaalmeditsiini analoogne projekt 30 miljoniline ja see käib koos. On ka Novo Nordisk seal muuseas haaratud ja ka Helsingi ülikool, nii et siis vast tuleb. Läheneb meie jutu selline nagu kokkuvõttev osa ja teeks selle jälle niimoodi nagu praktiliselt, mis oleks siis kasulik info nii otsustajatele, aga ennekõike nendele, kes peavad valima, kus oma äriseemet külvata. Et kas te võiksite lõpuks öelda, et kus teie oma professionaalses tegevuses praegu näete Eestis nagu seda niši või kohta, kuhu peaks ettevõtlik inimene pilgu pöörama, kus on potentsiaal suur ja väikese siis nagu lisamärkusega, et mis konkreetselt, et see realiseeruks, mida peab tegema riik ja valitsus. Ja hakkaks pihta Madisest, kui oled valmis. Tuleb olla. Et mul on üks tegelikult natuke kaugemalt alustades, et eks riigil ja ettevõttel on sarnasusi, et mul on tunne, et mõnikord on neid rohkem kui vähem. Ja üks hea organisatsioon mängib alati oma tugevustele. Ja mis minu jaoks, ütleme, 30 aasta jooksul on natukene nagu puudu olnud, et see ongi pikem ajalugu, et mis need tugevused on ja nendele mängimine, et tuues siin mõned näited, mida ma olen varem ka toonud, et Eesti meditsiinisektor näiteks on üks efektiivsemaid üldse. Et 1 euro eest saab päris palju teenust võrreldes paljude muude riikidega, et meditsiiniteenuste eksport, et kas meil on kuidagi võimalik mingite meetmete ja asjadega võimendada. Eesti muld on üsna sobilik piimakarja kasvatamiseks, sest sealt tuleb sööt ja kõik muud asjad, annab 1 lehma kohta päris palju piima võrdluses muu maailmaga. Kas me teeme midagi selleks, et seda tugevust veel ekstra võimendada? Eesti kui pika merepiiriga riik ja mere ääres, et laevastik, kõik muud asjad, loodusenergeetika, tuul, need niikuinii tulevad, transiit idasuunal on läbi, aga transiit geograafilisest asukohast põhi-lõuna, need arengud on olnud suhteliselt head, et torud, kaablid ja muud, aga saab ka juurde panna. Ehk selline nagu loogika, et kusagil on su tugevused ja nende tugevusi on võimalik võimendada, aga me ei ole seda kuidagi teinud, et ma ei lähe isegi sinna, et kas need on maksupoliitilised või majanduspoliitilised või lihtsalt mingid lihtsamad meetmed, aga ma rõhuks rohkem oma tugevustele, sest Eestis ja eestlastel peab olema mingi unikaalne nagu tugevus ja sellele saab mängida. Ja sellise suure asjana on loomulikult tehnoloogia Eestil alati olnud, sest tehnoloogia on kohe ülepiiriline, erinevalt tööstusest, mis nõuab pikka ahelat, et jõuda lõpptarbijana, siis äpiga sa jõuad sinna kiiresti kohale, ainult turunduskulud vahele. Sellepärast need ei ole kopeeritavad, aga et kui meil see tehnoloogiline põhi on all nii kõva olemas, siis loomulikult süvatehnoloogia tehisaru ei muuda maailma 3 kuuga, nii nagu internetki ei muutnud, aga 30 aastaga muudab tundmatuseni.
panganduses tehisaruga ja süvatehnoloogiaga tehtud fraudid on praegu kasvavad 1000% aastas, nii et ütleme, et pahalased on jõudnud juba kohale, et muu maailm peab järgi võtma, aga seal on kindlasti suured võimalused, et meil oli üks pidu nädalavahetusel, kus Rain ütles, et ta ostis omal selle Boston Consultingi koera ära juba, tal on suur robotkoer kodus, kes võtab tal telefonikõnesid vastu juba. Varsti hakkab nõukogu koosolekutel tõenäoliselt osalema. Ja teeb saltot, nagu me nendes õudusvideodes näinud oleme. Sirli. Võib-olla see lugude rääkimine ja tegelikult ka võib-olla meil kultuuriliselt sarnase Nordikuga, et mis mind võib-olla täitsa nagu Ericssoni vaates üllatas, et ma ettevõtte siseselt räägime, et kui me räägime digitaalsetest ühiskondades, olles eestlane, siis ma olen alati igal pool proonud, et kui hea on siin asja ajada nii eraisikuna kui ettevõttena, aga mulle natuke üllatusena hakkas paljudest selliselt riikidega suhtlemisest välja tulema, et selles nimekirjas on Singapur ja India ja Eestit seal nimekirjas ei ole. Et omalt poolt olen nii-öelda Ericssoni vaates loomulikult teinud kõik, et see nagu meie vestlustes alati sees on, et kui tuuakse näited, kes on nagu digitaalsed ühiskonnad, siis me Eestina kindlasti oleme, et ehk siis see lugude rääkimine, loomulikult me ei saa seda ka külvata igale poole, ja ma näen, et siin tegelikult tehakse hästi palju. Aga võib-olla siis väga niisugused praktilised asjad, et tehisaru siin korra juba mainiti, et me disainime hetkel oma seda keskust ja võib-olla, kus me näeme väga tugevalt, et täna disainifaasis tuleb teha otsuseid, et innovaatilisi otsuseid, mis oleksid päevakohased tänasest 2 aastat edasi ja oleksid ka võib-olla 5 aastat, 10 aastat, loomulikult see on pidev areng, aga me näeme, kui vähe on tegelikult niisugust tehnoloogiat turul, mis on kestlikkuse vaatenurgas, et kui me oleme enda jaoks öelnud, et tark tööstus, mida me ka ise väga tugevalt arendame, ehk siis me tegeme täna ise seda arendust, ehk võib-olla me oleme seal tugevamad, aga teine on see kestlikkus või ei ole meie põhitöö, siis see on see koht, kus me täna peame võtma otsuseid ja käime turul ringi ja vaatame, et me oleme oma võib-olla me tahame liiga palju, et ei ole veel seda arengut, et see on kindlasti selline tehnoloogia arengu vaatenurgast, kus on võib-olla palju teha ja kindlasti võib-olla selline nišš, kus meil Eestina on ka nagu oma sõna öelda. Aitäh, Andres, kiirelt ja lühidalt. Taastuvenergeetikast me siin ei jõudnud rääkida, aga tegelikult see on võti kõikideks teisteks investeeringuteks, nii et see eesmärk, mis on kokku lepitud 2030, vähemalt nii palju elektrit, kui me ära tarbime, toodame taastuvast, on nagu ülioluline ka investeeringute kaasamise võtmes. Siis teine, ma arvan, et iga tuleviku tööstusettevõte on tehnoloogiaettevõte. Ja me Sirliga oleme mõlemad AIRE, mis on siis AI ja Robotics Estonia nõukojas, ja seal on väga erineva suuruse, väga erineva valdkonna, väga erineva siis vanusega ettevõtteid, kes kõik tegelikult vaatavad, kuidas saab robootikat ja tehisintellekti kasutada selleks, et olla efektiivsemad, parem kvaliteedikontroll ja nii edasi. Nii et tegelikult meil tehakse asju hästi palju, et lihtsalt me ei räägi nendest, et me peame päriselt palju rohkem rääkima nendest edulugudest ja enesekindlust, sõbrad, enesekindlust, siis on kõik hästi. Ja, Toomas Asser. Jah, ma ilmselt siia lõppu, millest ma alustasin, et minu vastutus on kõrgharidus ja tegelikult kõrgharidusest hakkab sõltuma kõik see, et mida me suudame teha ja kellega me suudame teha. Et see mainitud, ma olen ka seda usku ja mul on teadmine, et Eesti meditsiin on tõesti efektiivne, aga see juba mainitud, meil see on nii õhukeseks lihvitud, et meil ei ole inimesi ja see taandub tegelikult kõrghariduse kui sellise juurde, ja meditsiin ei ole ainukene, kus on inimeste puudujääk, see oma inseneeria, aga IT laiemalt, loodusteadused laiemalt, pedagoogika ja nii edasi, et see on kindlasti esimene, aga kui väga konkreetseks minna, et siis ma arvan, et see, mis on meie tugevus olnud ja millest on kasvanud ka ükssarvikuid, on vesinikutehnoloogia. Et ma arvan, et see on kindlasti üks mainitud biotehnoloogia, on kindlasti valdkond. Ja see, mida ma ise mainisin sinna, et me enda hakatused, et me suudaks terviseandmeid väärindada õieti seal, et see tugineb tegelikult digitaalsele platvormile, mis on veel tugev, ja see kasutusse võtta, et mul on usku, et need on need suunad, mida me saame jõuliselt ja mahukalt ära kasutada. Nii, aitäh. Ja Martin, kus on teil vaja, et midagi toimuks ja seda ei toimu, aga saaks teha?
No üks, mis ma näen, on regulatsiooni pool, mida saavad tegelikult otsustajad valitsus nii Eesti kui Euroopa tasemel teha, et võib-olla natukene siit Madise meditsiiniteemast edasi, et tegelikult elanikkond vananeb päris palju ja statistika näitab, et kõige suurem kulu üldse on väga need viimased eluaastad või isegi elukuud. Ja näiteks maailmas ei ole keegi ära lahendanud eutanaasia teemat, et minu meelest on tegelikult see näiteks üks võimalus Eestile töötada välja see regulatsioon, meditsiinisektor on meil tugev, miks mitte nagu seda teenusena pakkuda, sest et maailmas ma näen, seda on väga palju tegelikult vaja. Ma ise tahaks seda teenust nii-öelda tulevikus olla kindel, et kui juhtub mingi asi, et inimene on reaalselt sült ja enam ei ela, aga me hoiame teda masinatega elus nädalaid ja kuid, sinna läheb väga-väga suur osa haigekassa rahast igal pool. Et näiteks tegelikult väga reaalne võimalus, et selles mõttes midagi selles valdkonnas innovatsiooni teha. Algab regulatsioonist, edasi juba ettevõtjad tulevad ja teevad. Aga sisulisemalt veel tehnoloogiasektor, no kindlasti just see, et kuidas ekspordi suurendada, et see regulatsioon toetaks seda, siin on teada, see sama kapital, talent, haridus, need on asjad, mida valitsus teha saaks. Globaalne ambitsioon ka, et statistika näitab, et Euroopas on tegelikult juba rohkem start-up'e kui USAs ja mujal, aga meie mure on see, et me müüme need ettevõtted liiga vara ära. Ehk et selles mõttes see lõplik suurem lisaväärtus, see läheb tegelikult mujale, Hiina ja Ameerika investoritele. Et kasvatame ettevõtteid pikemalt, oleme kannatlikumad, ambitsioonikamad ja teeme seda kauem. Väga tänan. Meil lõi ette suure punase nulli siia kellale, mis tähendabki seda, et mul on palve, et kui keegi tahab personaalselt küsimusi või asju esitada, kasutage juhust, kui siin on veel esinejaid kohal kohvipausi ajal, mis varsti tuleb, ja küsigem seda otse. Ja praegu teeksin või paluksin teha ühe suure aplausi meie esinejatele. Minu meelest oli väga tempokas ja mõttetihe paneel. Aitäh teile! Ja ühte teemasse me väga sisse sügavuti ei läinud, kuigi me juba seda mainisime, see oli siis Eesti kui potentsiaalne kaitsetööstuse kasvulava ja äsja vastu võetud plaan ka selle asja suurendamiseks. Me ei läinud sinna meelega sellepärast sügavuti, et seda tehakse nüüd kohe järgmises paneelis. Ja siis ma palun lavale selle järgmise vestlusringi osalised: Kusti Salm, Kaitseministeeriumi kantsler, aasta eurooplase kandidaat, siis Allan Martinson, asutajate seltsi president, pikaaegne tehnoloogiaettevõtja ja seda vestlust juhib Kerit Mäesalu, peaministri büroo juhataja. Laske käia. Annad selle mulle. Ilus muusika ka. Tere! Me alustame nüüd kaitsetööstuse arutelu, aga alustame siis kõigepealt sellest, et lähme üldisemalt siis kitsamaks, et Ukraina sõja algusest saadik on sisuliselt ju kogu maailma ajalehed ja meedia ja sotsiaalmeedia täis kirjutatud, et kuidas Euroopa peab ennast taasrelvastama, kaitsetööstusse investeerima, toimetama ja nii edasi. Üht-teist on tehtud ka. Aga võib-olla Kusti, sina, kes sa suhtled regulaarselt oma partneritega teiste riikide kaitseministeeriumist ja kaitsevägedest, et kas siis on suur muutus toimunud või on see ikkagi selline jututasandil asi, et mis seisus me üldse praegu oleme, kui me räägime Eesti kaitsetööstust ja kui me räägime sellest, mida Euroopas praegu reaalselt tegemas ollakse? Ja, aitäh. Kõigepealt ma tänan üldse selle võimaluse eest siin osaleda. Üldse selle eest, et kaitsetööstus, kaitse on nii kõrgel agendas, ma arvan, see on hea näide sellest, manifest sellest, kuidas see teema on täna inimestel meeltel ja südames. Eelmises paneelis räägiti päris palju sellest ja ma arvan, kui me räägime nüüd kaitsest ja üleüldiselt kaitsetööstusest ja selle paiknemisest makromajanduses, siis majanduskasv tuleb laias laastus 3 allikast. Kapitaliinvesteeringud, üleüldine innovatsioon, inimesed, siis projektsioon, ütleme sellele, et kaitses võiks olla kasv, see tundub ju kõigile loogiline. Eesti on pannud palju raha, liitlased on palju raha pannud. Aga kui me nüüd vaatame numbritesse sisse, ja ma arvan, see on see, mis sa üritasid küsida, siis viimaste kuude ametlik retoorika NATOst on 2 lauset, mis kõlavad väga võidukalt. Ma küsin vastu, et kas keegi tabab ära, mis siin see konks on.
Esimene lause on siis selline, et 2023. aastal NATO Euroopa liitlaste kaitsekulud kasvasid 11% reaalhindades. Et see kõlab maru lahedalt, see lause. Ja palju inflatsioon oli? Et mis selle lause nagu probleem on ja selle lause probleem ongi täpselt see, et selle lause juures jäetakse ütlemata, et 2022. aastal Euroopa liitlaste kaitsekulud langesid reaalhindades 11,4%. Ehk tänases olukorras me oleme Euroopa liitlaste kaitsekuludega olukorras, kus Euroopa liitlased kulutavad täpselt sama palju kaitsele, kui nad tegid 2021. aastal. Ja teine lause, mida nüüd võidukalt räägitakse, on see, et kui me paneme kõik Euroopa liitlaste kaitsekulud kokku, ja loomulikult seda tehakse sellepärast, et kõik näevad, mis sealt Ameerikast tuleb, jutt selle kohta, kuidas eurooplased teevad liiga vähe, siis kokkuarvutus Euroopas on see, et kui Euroopa liitlaste kaitsekulud kokku panna, siis 2% tuleb kokku. Aga mis selle juures ütlemata jäetakse, et 32 liitlasest 18 tegelikult ei pane 2%. 2%, mis sai kokku lepitud päris karmis sõnastuses 2014. aastal pärast Krimmi. Ehk seda edasi liikumist eriti pole juhtunud. Et see on tänane seis, samal ajal ma arvan, me kõik tunnetame, et see on omavahel pöördvõrdelises seoses. Mida vähem Euroopa üleüldiselt kaitsesse paneb, seda rohkem Venemaa sellest julgustust saab, mida rohkem Venemaa saab julgustust, seda rohkem tuleb ringiga kaitsesse raha tagasi. Et on natukene selline isetäitev ennustus. Sellest on selliselt niimoodi kainalt kaalutledes suhteliselt hirmutav rääkida ja see viibki end sinna, et see asi saabki ainult hullemaks minna. Aga täna tundub, et see muster enam-vähem selline on ja nüüd keegi peab tegema selle sammu, kus siis probleemi hakatakse rahaga lahendama. Seetõttu on Eesti eestvedamisel, Eesti peaministri eestvedamisel see Euroopa kaitsevõlakirjade programm ette nähtud, mis peaks siis selle suuna ette võtma, et me valame turu siis rahaga üle ning võtame selle küsimuse ära. Euroopa Komisjon on lagedale tulnud siis ka Euroopa kaitsetööstusstrateegiaga, mis selle raha peaks siis ära jaotama niimoodi, et see lihtsalt ei loobita laiali, vaid see läheb siis sinna kohta, kus kõige rohkem valutab, ehk siis kaitsetööstuse siis üleskaleerimise võime, siis mingite teatud varude tekitamine Euroopasse ning ka siis ütleme siis nendele riikidele, kes rohkem kaitsesse investeerivad, nendele mingisugune motivatsioon tekitada, et siis koos hankida ning hankida neid asju, mis tarvis on. Ma teistest asjadest räägin pärast hiljem, muidu jääb käinud. Ja Allen, sina oled nüüd viimased kuud võib-olla isegi pikemalt minu teada sõitnud ringi Eestis, Ukrainas, ka Euroopas, uurinud kaitsetööstust, kaitseettevõtted, just tehnoloogiaettevõtja nurga alt, et mida sina näed, et kuidas meil on seis ja kas see tellimiste hulk või huvi kaitsetööstuse raha panna piisavalt, et investorid hakkaksid investeerima, tehaseid rajama, kõike muud on olemas. Kuidas sina näed seda? No kõigepealt ma pean ausalt tunnistama, et mina olen selles valdkonnas üsna austulnuk ja tõesti on võib-olla kuudepikkune kogemus, küll üsna intensiivne, aga võrreldes gigantidega oma paremal käel on minu teadmised loomulikult palju väiksemad. Aga üks asi tundub selge, olles just värskelt Ukrainast tulnud üleeile ja rääkinud paljude inimestega, et seesama vana ütlus, et kindralid alati valmistuvad eelmiseks sõjaks. Ja ma arvan, et praegu see, kus me Euroopas oleme, ilmselt ka võib-olla Ameerikas, et kuhu see raha pannakse ja kuhu pannakse teravik, et see hästi palju valmistub eelmiseks sõjaks, mitte selleks sõjaks, mis tänasel käib ja mitte ka järgmiseks sõjaks. Ja võib-olla üks võtmesõna siin on see, et see innovatsioonitsükkel, mida me näeme Ukraina sõja puhul mõlemalt poolt, nii Venemaa kui Ukraina poolt, on väga-väga kiire. Ja seda on ühelt poolt väga vanamoeline kaevikusõda esimesest maailmasõjast pärit ja teiselt poolt ülimalt kõrgtehnoloogiline. Kaevikute kohal siis sumisevad droonid ja käib kiire andmeside ja Starlinki internetiterminalid ja nii edasi. Et see on kummaline kombo siis väga vanast ja tulevikusõjast. Ja see innovatsioonitsükkel on niivõrd kiire, et ka isegi ukrainlased näiteks aasta tagasi kindlasti ei mõelnud sellele, kuhu see sõda praegu välja viib ja me ei tea täpselt, kus ta näiteks aasta pärast on. Et mida ma olen näinud ukrainlastega rääkides, on see, et umbes 3-4 kuud on see, mille jooksul siis tuuakse jällegi mingi uus tehnoloogia välja, siis selle leitakse vastumeede ja siis ta tsükkel aina läheb edasi. Et kui me mäletame, 2 aastat tagasi me rääkisime Bayraktaaridest ja Javelinid ja need olid need, kes silma tegid, eks ole, nüüd on hoopis teised tehnoloogiad.
ja sellepärast, kui me räägime kaitseinvesteeringutest rahas, siis jällegi Ukraina näitel on see, et me võime selle rahaga toota ka hulgaliselt vanarauda, kui me ei tee seda õieti. Et Ukraina eesliini sõduritega rääkides, kui palju neil on ladudes sinna annetatud raske raha eest kraami, mis ei tööta või mida nad ei oska kasutada või mis kohe maha sureb, kui Vene segaja sinna peale lasta, see on üsna kolossaalne. Et me peaks hästi ettevaatlikud olema lihtsalt ainult raha peale mõtlemises, me vaatame ka sisse. Ja ma Ukraina juurde tahtsingi jõuda, et ma ise vaatasin neile lühikest sellist videokokkuvõtet Tšassev Jari all toimuvast lahingutegevusest ja siis seal arst ütles, et 90%, kes vigastatutest tuleb sisse, on saanud droonivigastuse, et mitte enam isegi mürsud, traditsiooniline relvastus, et need on droonidega siis kokkupõrked või rünnakud. Ja teine asi, mida nad siis ütlesid, et selleks, et isegi sõita Humveega ringi, peab sul olema siis elektrooniline segaja selle Humvee küljes, sest muidu saadakse drooniga kohe sulle pihta, et see muutus, mis on seal Ukrainas 6 kuuga sellest droonisõjast toimunud, on hästi suur, seda rääkisid ka arstid ise ja teine huvitav või siis nii-öelda negatiivne aspekt meie vaatest on, et see põhitegelane, kui varem oli, eks ole, Javelin või HIMARS, igasugused muud toredad lääne tehnoloogiad, siis nüüd on tegelikult DJI Mavic, eks ole. See, kes seda lahinguvälja seal nii-öelda brändi mõttes okupeerib, et see küsimus, see drooninduse, Kusti, just sulle, et kuidas see siis seda klassikalist nii-öelda suure tööstusbaasi jalajäljega riigi külge kinni õmmeldud aeglase innovatsioonivõimega kaitsetööstust raputab ja mis sellest siis saab, kui me näeme, et need praegused tehnoloogiad, rasked süsteemid, tegelikult väga väikse nii-öelda kuluga on võimalik rivist välja lüüa. Või sa vaidled kõigel sellele vastu, ütled, see on ajutiline nähtus ja varsti on meil uued staarid? Ja ma ei vaidle selle vastu, ma arvan, see on dünaamika, mis sellistel suurte tööstuste disruptionil juhtub, et alguses ta loomulikult väga ei raputa, aga kogu aeg kumuleerub suuremaks ja mingi hetk ta hakkab seda üle võtma. Et tõsi on see, et ukrainlased hakkasid droone kasutama ja seetõttu, et suurtüki ning miinipilduja moon on nendele enam ei antud. Kui me räägime hukkunutest, siis ka tänasel hetkel nii Ukraina kui Venemaa poolt, valdav enamus, me räägime 80-85%, saavad endiselt surma või vigastada läbi suurtükitule või läbi kaudtule või läbi miinide, millega lihtsalt otsa sõidetakse. Et kogu see drooninduse edu on see, et me kõik vaatame Twitteris neid videosid, mis jätab lihtsalt sükse mulje, et kõik nagu toimuks seal, aga see on selline tavapärane performance bias. Neid videosid, kus pihta ei saa, loomulikult keegi ei näita. Aga mis on see endaga kaasa toonud, et kui alguses oli see eelis lahinguvärjal droonide puhul nagu üsna väike, olgugi et Twitteris nägi lahe välja, siis ikkagi pihta saamise protsent, range või see ulatus oli võrreldes suurtüki muud asjadega nii palju väiksem, siis tänu sellele, et sul nende niši tehnoloogiatesse on taha tulnud niivõrd suur mass, on hakanud juhtimissüsteemid, igasugused mootorid, mingi muud asjad selle volüümi toel muutuma nii palju odavamaks, nii palju lihtsasti kättesaadavamaks, ehk see mass on nagu taha tulnud. Ja kui me räägime sellest, et 22. aastal kasutati droone üleüldiselt, kas siis nagu lõhkepeaga või lihtsalt nagu vaatluseesmärgil 10 000, 23. aastal ütleme 100 000, madalates 100 000, siis sellel aastal me räägime sellest, et tootmisvõimekus droonide puhul mõlema vastase puhul siis ületab 1 000 000 ja kusjuures Venemaa numbrid isegi lähevad suuremaks. Ja see on see koht, kus see mass on juba taga ning see on see koht, kus sul see suurtüki eelis hakkab vaikselt ära minema, kuna see kulujalaelg nende droonide puhul teatavasti peamiselt on siis mitte sellel kerel, mida saab 3D välja printida väga odavalt, vaid nendel kallitel gimbaalidel või juhtimissüsteemidel, mis seal peal on, mis on suhteliselt nagu niši-tehnoloogia. Ja varasemalt sõjatoestus oligi niši-tehnoloogia. Neid droone võib-olla osteti sealt maailmaturul kokku mingi 600 tükki aastas ja see oli paras, sellest saadki küsida siis 2 miljonit eurot. Aga nüüd, kui neid tehakse 600 000 tükki aastas, siis seal hinnad on läinud kohati 100 korda rohkem alla ja see on nagu pööranud selle disruptioni sinna peale, mida kaitses varem pole juhtunud. Jah, ma just siia tahtsingi jõuda, et see, et relvastust või siis nii-öelda sõjavarustust sellise sõja näitel, nagu on Ukrainas, mis kestab mitu aastat ja on nii totaalne, tuleb toota nii-öelda kommertsiaalsel skaalal, et ei piisa, kui sa toodad 5000 ühikut lattu, et see on vaja meeletuskoguses. Ja Ukrainast vaadates, see, kuidas nad praegu teevad seda, et kuskil on kellelgi keldris, sest muidu saad pihta, eks ole, 3D printer, kuskil on mingid vanamehed lõikavad terastoru katki ja panevad sinna siis lõhkeaine sisse, kleebivad kokku ja lähevad siis nii-öelda rindele ja nii nad toodavad neid nagu
nii-öelda lihtsal kujul hästi palju praegu. Aga see küsimus ongi nüüd meile, et kas see nii-öelda see suur muudatus, kus vana nii-öelda jalajäljega kaitsetööstus on jalgu jäämas, uus on kerkimas, on nüüd meil Eestis võimalus sellele rongile peale hüpata, kus see tehnoloogia, odav tehnoloogia, mida võimalik hiljem on siis kommertsiaalselt toota suures koguses, sest ka Ukraina sõda näitab, et sul peab olema kodus see tootmisvõimekus, sa pead seda hooldama, arendama, need tooted, mis seal karbist praegu välja võetakse, ega need arenevad paari kuuga nii kiiresti, et see ei saa toimuda kuskil väga kaugel. Et kuidas meie Eesti ettevõtted, Eesti tehnoloogia ja riistvara arendajad nüüd sellesse võimalusse peaksid suhestuma ja kas meil on võimekus siin kaasa rääkida, kaasa minna, sest et ukrainlastega meil tegelikult on ju kokkupuuteid palju, Ukraina kaitsetööstuse ettevõtted, tehnoloogiaettevõtted, nad käivad siin, nad ise tahavad oma nii-öelda arendusasju siin teha, et mis meil on see võimalus siit Eestil praegu kaasa minna? Allan. No kõigepealt, kui vaadata, kuidas Ukraina ja Venemaa, mõlemad innoveerivad väga erinevalt viisi, et Venemaal on see palju tsentraliseeritum, mingi asi töötab, siis heitab üks suur tehas, ilmselt mõni oligarh võtab seal veel väikse rasvase protsendi vahelt ja nad teevad neid hästi palju. Samas Ukrainas käib see tihtipeale garaažis, et seal on tõesti umbes paarsada, kui mitte rohkem droonifirmat, võib-olla neist mõnikümmend on nii-öelda suuremad tootjad, aga valdav enamik on tõesti sellised garaažifirmad. Ja kusjuures need droonid, mis Ukrainad ise endale teevad, kui räägid sõjaväelastega, see Mavic on tõesti võib-olla kõige suurem turuosaga, aga ta ei ole sugugi mitte kõige parem, et nad hindavad tegelikult oma kodumaiseid droone kõige paremini, kuna need inimesed saavad otse, nad saavad seda testida, põhimõtteliselt täna teen valmis, homme on rindel, ülehomme parandan, eks ole, teen mingi muudatuse, et see innovatsioonitsükkel on kiirem. Ja kuidas Eesti nüüd selles kontekstis vastu vaatab, et meil on päris vahva selline algtuumik, ma arvan, see on umbes 50 ettevõtet väga erinevatest valdkondadest, nii droonidest, tarkvarast, elektroonilise sõjapidamise, kunstliku intellekti kuni veepuhastustehnoloogiateni välja. Aga nad on veel üsna algusjärgus, et siin entusiasmi on palju, ilmselt ka tehnoloogilist võimekust on palju, ka algrahastust, ütleme, alla 1 miljoni euriseid selliseid raunde praegu pannakse hästi kiiresti sõnalduses päevadega kokku nende sõprade ja kogukonna toel. Aga esiteks meil puudub veel sama suurusjärk, et me saaks öelda, et me tõesti teeme nagu massiivsetes kogudes midagi, mida saaks kodumaal või välismaale müüa ekspordiks. Ja teiseks, üks asi, mida ma kõigile kaitsetööstuse startupidele südamele panen, et te peate saama otse nii-öelda põllule, ehk siis sinna, kus Ukrainas reaalne action käib. Et nii paljud ütlevad, ma olen Ukrainast, on kuskil läbi kaitseministeeriumite, kuskile midagi annetatud, mõned testid, asjad ja nii edasi, teadmata, kust ta lõpuks välja jõuab ja mis temaga tegelikult tehakse. Et mis reaalselt loeb ja mida on Ukraina korduvalt öelnud, on see, et kui te ei ole seal reaalses lahingus, siis teid veel ei ole olemas, te ei tea tegelikult, mis toimub, te ei tea, kas teine tehnoloogia töötab. Ja ma arvan, see on võimalik, see väga lihtne, ma käisin seal 5 päeva, ma võtsin nii paljude sõjaväelaste kontakte kui võimalik, et neid edasi anda siis vastavatele startupidele, Eesti Kaitseliidule, kaitsejõududele. Et neid kontakte on lihtne saada, aga selleks peab kohale minema ja inimestega rääkima, oskama võib-olla kohalikku keelt või leidma kellegi, kes aitab. Ja nad on hästi koostööaldid. Aga Ukraina enda startupidega rääkides, kuidas kõige parem toimib on see, et sa nagu lõikad kõiki nurki, et sul on vaja kuskile midagi testida, sa ei käi ka Ukraina enda reeglite järgi, vaid sa helistad mõne tuttavale kolonelina ja järgmisel päeval sa oled polügoonil või rindel, eks ole. Et see reaalne tsükkel toimib seal imekiiresti ja väga väheste ametlike reeglite järgi. Aga Kusti, meil on ju kaitsetööstus pikemalt eksisteerinud, et me päris nüüd nullist kindlasti ei alusta, et on mitmed tugevad ettevõtted olemas, et on meie ettevõtted Ukrainas rindel, mida nad teevad, kuidas neil läheb, mis see tagasiside on ja kas selle pealt on meil võimalik nii-öelda enda siis majandust just selle nurga alt kasvatada, et sealt kasvaks välja ka mõni ettevõte, mis on piisavalt suur, et müüa suurtele riikidele. Ma lähen selle eelmise küsimusele tagasi, et ma arvan, et me oleme selles mõttes unikaalses seisus täna, et mingi hetk see rahalaviin tuleb, mingi hetk see arusaam sellest, et julgeoleku olukord Euroopas läheb nii hulluks, et seda saab lahendada ainult rahaga, see on meil lähedal, see on kogu aeg nagu siuke, me tunneme, et see tuleb, aga see pole veel tulnud, aga meil on piisavalt palju tõendeid selle kohta, et Euroopa on selle järgi tegutsenud 22. aasta oktoobris. See oli praktiliselt 2 nädalaga, Euroopa pani 840 miljardit siis energiasubsiidiumiteks, mis oli põhimõtteliselt cash.
Covidi ajal tegi Euroopa Liit ainuüksi 740 miljardit, mis samuti leiti, see ei olnud üle nädalavahetuse, aga ikkagi nagu suur häda ajas härjukaevu. Ja ka enne seda finantskriisi ajal tehti üle 300 miljardi, mis on tänastes hindades praktiliselt samal tasemel. Mingi hetk see jõuab kohale. No mis siis juhtub? Siis juhtub see, et nõudlus hakkab pakkumist väga palju ületama. Mis siis juhtub? Siis need, kes on sellel hetkel kohal, need, kes sellel hetkel suudavad skaleerida, nende juurde tuleb kapital ja nende juurde tuleb nõudlus. See hakkab lihtsalt ma arvan, me võime suhteliselt loogiliselt seda olukorda projektseerida täna. Nüüd see innovatsioon täna Ukrainas toimub. Me kõik näeme seda, me räägime siin droonidest, precision guided relvadest, uutest juhtimissüsteemidest ja nii edasi. Ukrainas see innovatsioon toimib, aga Ukrainas see innovatsioon ei kommertsialiseeru. Miks? Seal on sõda, eks ole. B, see korruptsiooni jutt ja üleüldine õigusriigi, mitte pidavuse jutt on seal tugev. Ehk see innovatsioon ei pääse sealt välja. Mingil põhjusel Ukrainas täna eksisteerib arusaam, et Eesti on see koht, kus saab kommertsalaselt ennast laiendada. Väga paljud startup ettevõtted on enda Euroopa keha teinud täna Eestisse. See on faktiliselt tõendata, neil on palju neid, siin mitte mingit äritegevust ei toimu, aga nad siin seda teevad. Eks see on meie võimalus, see aken seda innovatsiooni siin ära kasutada ning seda kapitali just Eestisse jätta. Küsimus ei ole ka innovatsioonis, vaid küsimus on selles, kui palju kapitali me sinna taha paneme ja kui palju võiks see selle Ukraina najalt kasvada. Ja kolmas küsimus, ja ma arvan, et see eile teatatud see kaitsetööstusfond tabab päris hästi seda. Üleüldised riskiinvesteeringud kaitsevaldkonnas on viimased 3 aastat tõusnud ja nad on päris tugevalt, ütleme, kui AI kõrvale jätame, ja see üleüldis riskikapitali maailma tugevalt outperforminud. Ja see tundub, et see trend jätkus 23. ning silma järgi tundub, et jätkub ka 24. Aga seal on üks hästi suur aga. See on kõik fokusseeritud kahese kasutuse peale. Seal on pikk lugu taga, miks pangad eriti ei taha kaitsesse panna. See lugu ei ole väga ilus, aga see muutub, aga see muutub liiga aeglaselt. Ehk sellest kapitali kasvu valdkondadest on kõik sõjaline ja single purpose asi peaaegu täielikult välja jäetud. Ja see enamus innovatsioonimootorid Ukrainas on just sellele keskendunud. Ehk see sama fookus, mis see eile teatud fondil, ehk see võib investeerida ka surmavatesse või puhtalt sõjalistesse asjadesse, on see tõenäoliselt see turunurk, mis on täna katmata. Kui ma võin siia kommenteerida, ma arvan, Eestil on unikaalne võimalus olla Euroopas see koht või üks neist kohtadest, kus tekib see järgmise põlvkonna kaitsetööstus. Ja väga mitmel põhjusel, et esiteks meil on väga tugev tehnoloogiatööstus, mis tänasel hetkel otsib väljundeid ja väga paljud ettevõtjad, isegi 10 viisi, kes on varem tegelenud väga edukalt muude asjadega, on nad lülitunud, hakanud tegema kõrvale või põhitegevusena kaitsetööstuses midagi. Ja meil on Eesti on Euroopa number 1 tehnoloogiariik, vähemalt ühe inimese kohta võetuna. Ja nüüd selle sama talenti ja oskust keerates uutesse valdkondadesse, see annab meile kõva edumaa. Teine see on sama Ukraina link, et üks asi on firmade registreerimine, aga meil on ka palju lähedasem side näiteks Ukrainaga kui paljudel teistel riikidel. Enamik neist firmadest, kes siia on teinud oma Eesti peakorteri või see registreerimise, tegelikult tahavad Eestis asja ka ajada. Nad hea meelega ehitaks siia kas tootmist, müüki, arendust, kui ainult oleks inimesi ja oleks ainult ressurssi ja oskust, et nad kõik tahavad seda kuni viimseni. Ma olen mingi 15-ga neist rääkinud. Lihtsalt tänasel hetkel ei ole seda võimekust, et võib-olla peaksime mõtlema, EAS-is on ka just need vastuvõttu toimkonnad, et teeks neile asja lihtsamaks, et kuidas lepinguid teha, kuidas polügoonidele ligi saada, kuidas, ma ei tea, ekspordireeglid käivad, kuidas inimesi värvata, ja selle kaudu saaks ka Ukraina asutajatelt Eestisse ehitada reaalselt töötavat sellist majandust. Et ma arvan, et see on praegu vahekorras umbes 3-1, et iga 3 Eesti asutatud ettevõtte poolt on üks Ukrainast asutatud ettevõte, mis on Eestisse registreeritud, et kasutame selle potentsiaali parem ära. No nagu öeldud, et eelmine nädal valitsus selle kaitseinvesteeringu fondi tegi, et seal see 50 miljonit mingi hetk jõuab rakendusse, võib-olla suve teiseks pooleks, et ma küsikski siit, et suheldes siin siis kohalike turuosalistega ja nii-öelda praeguste kaitsetööstuse ettevõtetega kui ka tulevastega või huvilistega, kellel on siis see investeerimise võimekus, et
mis see nagu reaalne tunnetus on, et palju meie ettevõtted on nõus siis lähima mingi aasta-2 jooksul investeerima siia kaitsesse, et see jutt on ju olnud ka ettevõtjate poolne, väga tihti ettevõtjate poolne, et palun valitsuste esimene samm, eralda mingi investeerimisraha ja meie tuleme ka rahaga taga. Et mis see tunnetus on, et kui suur see huvi meie ettevõtetel praegu investeerida nii-öelda arvestatav mahus kaitsetööstusse on? No esiteks investeerida saab seda, mis sul on, eks ole, palju meil seal kapitalibaasi on siin inimestel. Ma nagu usun, et kui me saame oma kaitsetööstuse fondi käima ja järjest hakkab juba mujalt tulema neid fonde, kellel on tegelikult kaitsetööstuse ja ka surmavate tehnoloogiate mandaat olemas, et see kapitalibaas nagu tekib, et ma tegelikult pigem, mitte ma ei ole mures, aga ma fokusseeruks sellele, kui paljud ettevõtjad hakkavad tegutsema selle vahel, investeerivad oma talenti ja aega ja ehitavad firmasid. Et see on kaugelt tähtsam, et meil tekiks neid asutajaid, et meil tekiks inimesi, kes on nõus siis oma päevatöölt kuskil äritarkvara arenduselt minema arendama mingisugust, ma ei tea, sidelahendusi sõjaväele näiteks. Et praegu on see momentum on väga hea, et väga paljud inimesed tõesti tahavad ja see on põnev, me saame sadu inimesi kõikidele oma üritustele, see on hästi kuum ja põnev ja nii patriootlikus mõttes kui ka endiselt eneseteostuslikus mõttes. Aga nüüd tuleb hakata neid ettevõtteid ehitama ja see on nüüd täpselt see, mida meil tehnoloogiatööstus on juba aastakümneid teinud, et kuidas nullist ehitada asju, kus on tuhanded inimesed ja miljardid käib, et me peame seda sama know-how'd rakendama uues valdkonnas ja õppima selle enda jaoks ära. Et kapitali me toome taha, et praegu ma arvan, nii palju selle kapitali inimestel on hästi kiiresti tullakse taha, et ma tõin näite, et siin viimase 6 aja jooksul 4 kaitsetööstuse startupi näiteks sõnatmes päevadega panid oma raundid kokku, aga need on väiksed, need on kuskil miljoni kandis võib-olla, et selle raha toob päevadega ära, et kui me räägime, et kuskil on vaja 10 miljonit või 30 miljonit, siis peavad fondid taha tulema. Ja see kaitsetööstuse fond on praegu väga täpselt õigel ajal õigesse kohta tehtud. Aga olles veel selline hästi praktiline, et nüüd, kus me oleme rääkinud, et see õhin on olemas, see soov on, see muutus ka tuleb, et varem või hiljem see raha peab kaitsevaldkonda jõudma, et mida me veel peaks tegema siin, nii poliitikud, ametnikud, ettevõtjad, et see järgmised 6 kuud, 12 kuud, 18 kuud oleksid nagu võimalikult praktiline, et see ei oleks lihtsalt selline asjast rääkimine, vaid asjast tegemine, et mis need nagu 3 asja on, millele nüüd see siht võiks minna nii ettevõtete poole kui ka laiemalt? Võib-olla natuke tulen selle Allani vastuse juurde tagasi, et ütleme, tööstussektoritele võib läheneda mõlemat pidi, üks on bottom-up võimalus, et meil on ettevõtted, nad kasvavad, võib-olla nad kasv piidib, ütleme, sellist inflatsiooni või ülen majanduskasvu, et orgaaniliselt kasvame, teeme ja jõuame. Täna kaitsetööstus, olgugi, et meil on väga palju tugevaid tegijaid, olgugi, et neist paljud on väga kiiresti kasvanud, siis mingit sellist makromajanduslikult domineerivat rolli nad ei oma, see on lihtsalt fakt. Ja nüüd, kui me oleme enda jaoks defineerinud või me kuidagi üritame oma mõtteid selle teemaga, et ta võiks olla meil üks makromajanduslik kasvumootor, no teeme siis lihtsalt tagasiarvutuse, ütleme, jämedalt on, et oleks lihtsam arvutada, meie SKP on 50 miljardit. 1% on 500 miljonit. Ütleme, et kui me tahaks, et oleks meie kasvumootor, siis kaitsetööstus võiks olla mingi 4-5% SKP-st. Ehk siis võiks teha umbes 2,5 miljardit väärtust aastas. Me paneme täna kaitsesse 1,3 miljardit, ütleme, mingi miljardi alla on kaitseinvesteeringud, millest ütleme 700 miljonit on juba more or less nagu fikseeritud või selle arvelt mingeid uusi asju ei kasvata. Et alles jääb mõnisada miljonit. Ja siit koorub küsimus välja sellest, et kui me räägime nüüd mingi sellise opportunity ära kasutamisest, me räägime sellest, et niikuinii meil horisondil on koht, kus tõenäoliselt nagu kaitsevõimed, laskemoona muus osas me mingi hetk peame tugevdama hakkama, siis küsimus on selles, et kui palju me suudame neid täna ise teha ja kui palju me ostame väljast. Ma arvan, see on makromajanduslik küsimus. Kaitsejuhataja, aga ise me oleme käinud välja numbri, mis on 1,6 miljardit, mis on selgelt makromajandusliku tähtsusega, eriti kui me suudaks selle kasvukeskkonda panna. Ehk kui sul on kasvukeskkonnas ettevõtted, kus kapital on siis Eestis, nad ei pea olema kõik etniliste eestlaste poolt omandatud, aga nad Eestis loodud, ja me suudaksime läbi selle kasvu kuidagi ehitada läbi siis
nende samade võimete, mida me üritame täna lahendada läbi suurtükkidel, loitering-moona ning muude asjadega, kui me kuidagi pidi suudaks need Eestis teha järgmise 3-4 aasta jooksul, võttes arvesse seda innovatsiooni, mis juba Ukrainas on loodud, siis see on minu arust see nurk, kuidas meil on võimalik saavutada ka makromajanduslik tähtsus või jalajälg. Vastasel juhul on see selline natukene selline orgaaniline kasv, et las ettevõtted teevad, me siin kuidagi toetame. Aga see oleks see koht, kus ja ma arvan, et me oleme täna kaitsekuludega juba nii suurel tasemel, et iga ekstra euro võiks tõesti tulla sõnumiga, et jah, aga ainult Eestis kulutamiseks. Et me oleme täna küll seal ja siis me siis välja nuputame, kuidas seda siis täpselt teha. Jah, sa kerkisid 3 asja, mida võiks teha, et ma võib-olla ei oska need prioriteetide järjekorda panna, aga 3 asja. Esiteks, ma arvan, et me oleme õigel teel ja see 50 miljoniline fond esimese sammuna on üliõige ja väga vahva, et jõudis nii kiiresti otsuseni, nii kiiresti, mis ei ole tavaliselt nagu riigis võib-olla kombeks. Aga me ei tohiks seal peatuda, et me kõik teame, et see tegelikult oli ka mõeldud suuremana, seal olid ka muud komponendid, samad ostud, millest Kusti just rääkis ja nii edasi. Et iga asi võib omal ajal ja võib kohe kõiki rahased jõuta ja võib-olla praegu on aeg, kus me peame lehitama neid ettevõtteid ja osta saab alles võib-olla ma ei tea poole aasta või aasta pärast, aga me kindlasti peaksime kõik need komponendid nagu käiku laskma. Ja nii, et ka sellel oleks nagu mingit makromajanduslikku mõju. Et siin paratamatult riik ja erasektor peavad seda koos tegema. Teine asi, me peaksime liikuma ülikiiresti. Et me oleme sõjas, ütleme otse välja, me oleme sõjas ja meie oponent on üle piirid, temal on palju võimekusi juba olemas ja testitud ja katsetatud, mida me veel alles mõtleme. Ja kui see peaks nagu homme juhtuma, siis ma arvan, me väga paljudes kohtades oleme ette valmistamata, et kui homme peaks konflikt tulema, juhul kui Ukraina sõda peaks ära lõppema ja pilk siia poole pöörduma, siis kas me oskame vastu minna Shahedi droonidele või teha kõike seda, mis Ukrainas praegu toimub. Ma arvan, et täna me ei oska seda, me lihtsalt ei oska ja meil puudub ka riistvaraline võimekus. Ja me peame seda hästi kiiresti tegema, et kõik need tähtajad, mis praegu on võib-olla üsna ambitsioonikad, et 2 kuuga kaitsetööstuse fondi nagu mandaat paika panna, aga miks mitte 1 kuuga. Et räägitakse, et siis võib-olla 1-2 aastat, kuni see mingid esimesed fondid tulevad, et miks mitte 6 kuud, eks ole, et võiksime need targetid panna kohe nagu väga ambitsioonikad ja joosta sinna suunas. Ja võimatan veel 3. asja, et 3. asja on tegelikult see, et me peale raha tegelikult on veel üks asi, mida peaks vaatama, on regulatsioonid. Ja me kasutame relvaseaduse muutus, millest on juttu oli, et järku suvel muutub, eks ole, nüüd parlamendis ta venib seal muude asjade tõttu. Et kui keegi täna tahab näiteks, ma toon reaalse näite, et ma olen tegelikult ühe ettevõttega, kes tahab ehitada 6 kuuga valmis toimiv õhukaitse raketisüsteemi. Ja kus ta saad selle, et saaks seda testida, saaks seda ehitada, projekteerida, raketikütust ja lõhkeainet importida. Eestis on tohib ainult seda teha, erainimese käed ei tohi selliseid asju puutudagi, eks ole. Et meil puudub näiteks selline taustaprotsess, kuidas tõesti hästi kiiresti saaks surmavaid tehnoloogiaid arendada, kui nad ei ole lihtsalt mingi põrisev droon, kuhu võib panna mingi raskuse, mis imiteerib granaati. Aga me tahame tõelist relvasüsteemi näiteks arendada, siis Eestis tänasel hetkel ei ole ta veel nii kerge. Ja mujal maailmas samuti, aga meil võiks olla see edumaa, kui me neid red tape nii-öelda teilt ära nihutaksime kiiremini kui teised. Ma ütlen, et see 2 kuud see oli hiljemalt, et kui fondi valitseja ja turuosalised saavad tingimustest varem kokkuleppele, saab ka kiiremini liikuda, nii et see oli hiljemalt. Aga ma selle Eesti maksurahast panustamise juurde ikkagi prooviks tuua seda dimensiooni, mis puudutab seda, et kuidas selle kaitsetööstusega, mis nüüd potentsiaalselt võiks kasvada ja meil oli siin enne juttu, et on vaja neid 2 miljardi ettevõtteid, et Eesti turu pealt, Eesti vajaduse pealt neid ei tule, et kuidas me saaks ikkagi sinna jõuda, et kui see suur raha kaitsesse Euroopas kunagi tuleb, et need ettevõtted oleks Eestis, et me saaks seda välisraha siia, et just, et ega me siin oma vajaduse pealt ümber ehitades ja tooteid arendades nagu väga kaugele jõua, et meil on tegelikult vaja minna ju luua mingi unikaalsed ettevõtted, kellel on mingi tehnoloogia või toode, mida tahavad osta suured riigid või mida tahavad siis suured riigid tarnida suures koguses Ukrainale või millele muule riigile, et kuidas me jõuaks selle, mis on need takistused või probleemkohad, et see sild just selles mõttes ületada, et me hakkaks ennast mõtlema niimoodi, et meie kaitsetööstuse ettevõtted võivad olla
mingi hetk Rheinmetalli kõrval arvestatavad tegijad või mõne muu märkimisväärse nimega ettevõtte kõrval nagu märkimisväärsed tegijad ja nad toovad raha sisse, nad elavdavad turgu ja sealt tuleb omakorda raha ka siis meie kaitse-eelarvesse, et kuidas me suudaks selle võrrandina nagu nii-öelda kuluvõrrandist pöörata tuluvõrrandiks, et mis need käigud on ja mida me saame veel siin mõelda ja nuputada? No ma arvan, kui me nii hästi teaks, kuidas neid nagu teha, sest neid 2 miljardi ettevõtteid toota, siis me vist neid konverentse peaks siin tegema. Aga arvan, nagu see makropilt on enam-vähem selline, et kui viimased 30 aastat kahanevate kaitsekulude juures on ettevõtted käitunud nagu arusaadavalt, et kui see turg kogu aeg kahaneb, mis ettevõtted teevad, nad hakkavad siis mingit turutõkkeid ehitama, eks ole, et teised ei saaks turule tulla. No sealt tulevad kogu see jutt, et tegelikult nagu mingisuguseid surmavaid materjale on Eestis raske toota, aga neid on veel mitu korda rohkem üheski teises riigis teha. Sul üldse, et mõelda selle peale, et uusi relvi toota, sul läheb vähemalt 2 aastat aega ja siis ka lõpuks ei tea, kas sa saad või ei saa ja kui sul oled sellises olukorras, siis ükski kainelt mõtleva ettevõtja oma raha sinna alla ei pane. Nüüd teine asi, mis on juhtunud, et kui sul turg kahaneb, aga sa tahad enam-vähem nagu suurtes ettevõtetes kompetentsi alles hoida, siis viimased 30 aastat on kogu see arendusraha läinud, 80% raha on läinud sinna, et teha see viimased 20% paremat tehnoloogiat. Seda kutsutakse eraldi gold platinguks, see on nagu eraldi termin, selle jaoks välja mõeldud. Ja see on viinud olukorda, kus lääneriikidel on väga võimekad võimed, nagu need samad Patriotid näiteks, mis tõesti lasevad alla ballistilised raketid 70 kilomeetri pealt ja praktiliselt kineetilise kokkupuute, tõeline tipptehnoloogia. Probleem selle juures on ainult see, et neid toodetakse 650 tükki aastas. See on umbes nii palju, et kui kõik raketid tahaks alla võtta, siis Ukrainas kulub see aastane kulu ära, nagu mõne nädalaga. Ja nüüd tehti suur võidukas uudis Lockheed Martini poolt, kuidas seda suurendatakse 30%. Kõik olid pealkirju täis. Mis see 30% tähendab, on, et ikka toodavad alla 1000, neid 900 tükki aastas. Ja see alles hakkab tööle mingi 26 või 27. aastal. Nüüd, millega venelased on tegelenud, nemad on selle gold platingu maha võtnud ja pööranud siis masstootmise peale. Tehnoloogiliselt see ei ole loomulikult nii hea, ei ole nii täpne, ei ole nii vastupidav, aga neid on kohati 1000 korda rohkem ja nad on 100 korda odavamad. Et see on see koht, kuhu me peame ka liikuma. Me peame olema võimelised neid samu droone, neid samu rakette, neid kõike muid asju tootma siis 100 korda odavamad. Võib-olla 20% kehvemaid, aga oluliselt paremaid. Kuna meil on Euroopa mõistes päris suur sõja koosseis meie kaitsevägedel, et massi meil justkui on, siis see koht, kus see asi tööle panna, on meil olemas. Meil on reservvägi, mis on päris suures valmiduses, me pidevalt harjutame seda. Praegu Kevadtormil on väljas 14 000 sõdurit, mis teeb sellest Euroopa ühe suurima maaväeõppuse sel aastal üldse. Et meil tegelikult on see mentaliteet, see arusaam, see koht, kus see asi käima tõmmata olemas. Ja kui me nüüd võimendame seda kogu selle jutuga, et meil on siin ka mingisugune start-upide pesa, mingi digitaalkultuur. Ja need on ka asjad, mis tegelikult ju ei ole päris maailmas olemas sellist asja nagu digitaalne ökosüsteem. See on asi, mis väga suur osa maailma inimesi on endale pähe võtnud, et Eestis on selline asi olemas. See ei ole mingi loodus, mingi nähtus, ei ole mingi Amazonas, vihmametsad, see on mingisugune eelis, mille me oleme ise endale võtnud. Ja parem võimendame seda siis, kui teised inimesed arvavad, et siin osatakse tehnoloogiat kiiresti teha, skaleerida, räägime seda lugu siis, et me oskame teha siin mingi äppe hästi, me oskame siis teha ka neid täpselt otsa ette laskvaid droone ka väga hästi. Ja ma arvan, et on väga palju maailma inimesi, kes seda põhimõtteliselt usuvad. Me ei pea sellest usaldusbarjäärist üle ronima. Jah, see oli huvitav võrdlus selle Patrioti ja Lockheed Martini uudiste kohta, et minu arust selles praeguses sõjas on välja selgitatud 3 koolkonda välja. Üks on sama lääne sõjatööstuse koolkond, mis on harjunud tootma väga kalli raha eest super tehnoloogiliselt võimekaid asju. Ma ei tea, palju üks Patriot maksab, 4 miljonit umbes vist sinna tuuri. Ja kuna ja ma arvan, see on väga pikalt arendanud selline sõjatööstuskompleks, kes on oma sidemed seal sisse seadnud ja kus on väikestel ettevõttel väga raske sinna prime kontraktoriks saada ja nii edasi. See paraku välja arvatud üksikkonfliktid, mis on väga ebasümmeetrilised, on nad praktiliselt reaalses sõjas testimata.
siis on Vene koolkond, kes toodab valdavalt sellist lihtsat ja tihtipeale ka üldse väga vana kraami, aga suurtes kogustes, nagu Kusti just ütles. Ja see on kolmas koolkond, mis on ukrainlased. Ja kui me näiteks toome näite, et oli Iraani rünnak Iisraelile, 300 ühikut õhukõud, ballistilisi rakette, droone ja nii edasi. Sinna lasti vastu umbes $1 miljard eest nagu neid õhutõrjerakette. Et 300, see on päris korralik rünnak, Ukrainas on tavaliselt alla 100 nagu ühel hullemal päeval, aga ikkagi mõõdetavad suurusjärgud. Kui ukrainlased seda peaksid iga päev alla laskma nii, nagu lasti Iisraelist, me oleks kõik pankrotis Ukrainast rääkimata. Ja kuidas ukrainlased seda teevad, on siis see, et nad tulistavad neid odavaid Iraani droone alla odavate kuulipilduja rühmadega, mida siis juhitakse mingi tarkvara teel õigetesse kohtadesse, nendega kuskil kohtama ja väike kulu kohtub väikse kuluga, et see on nagu see kulusümmeetria on saavutatud. Ja ma arvan, et Eesti on nagu oma mõtteviisilt ja kuidas meie nagu tehnoloogiatööstus on hästi nagu selles Ukrainaga nagu koolkonnas, et ka me oleme harjunud väikses kohas odavalt kiiresti asju tegema ja tegema asju, mis töötavad ja siis neid skaleerima. Ja miks ma olen optimistlik, on see, et kui meil on tehnoloogiatööstus, mis on varsti siin 20 aastat ikka väga edukalt ehitunud, ega me keegi ei osanud ju ehitada äritarkvarasid või roboteid või mingeid muid asju ja neid maailma müüa. No ma olen selle ära õppinud ja meil on hästi palju andekaid inimesi ja meil on ka teatud oskused, kuidas õppida või kuidas käivitada, teha 0-st 1 ja 100 hiljem. Ja kui me selle oskuse nüüd üle kanname täiesti uude valdkonda, mis on kaitsetehnoloogiad, ma olen nagu väga veendunud, et see talent suudab seda ka uuesti. Et ma nagu olen selle koha pealt täiesti optimistlik, meil on see oskus olemas, aga kindlasti mis aitaks see, kui raha on vaja, raha on selles valdkonnas veel vähe, et me tegime õige sammu, me peaks võimalikult palju aitama neil ettevõtetel saada siit seda tuule tiibadesse alguses, aga ükski neist ettevõtetest, keda mina olen näinud, et ükski neist ei teema äriplaani Eesti turu peale. Et see on nagu nii nagu tavalises startupis Eesti turgu ei ole lihtsalt olemaski ja sama on ka kaitsetööstuses. Et me võime mingisuguse testimise või esimesed tellimused ja mida saab siis ette näidata teistele, et jah, ma tõesti, mul on tellijad juba olemas siit kaudu saada, aga ükski neist startupidest ei mõtle ainult Eestile. Et aitame neid siis, teeme uksi lahti ja kõmistame trummi ja teeme Eesti imidžit paremaks ja aitame kontaktide ja kõige muuga. Aga küll me siis sealt üle edasi saame juba. Tulles veel kord selle Ukraina juurde ja kuidas ukrainlased on siis see koolkond, kellega võib-olla meie ka haakume kõige paremini, et kas see just see suund võtta, et meie ettevõtted, meie siis ka Kaitseministeeriumi partnerid ukrainlastega veel rohkem igapäevaselt koostööd seal nii-öelda lahinguväljal teevad, sest ega see edulood tulevad ikkagi sealt, kus on nii-öelda päriselt asjad nagu juhtuvad, et sellist nagu labori edulugu tõenäoliselt sõjatööstuses liiga ei usuta, et ja see sõda seal nii peal lõppemas ei ole, et kas meil see just veel nagu tihedamalt, praktilisemalt ukrainlastega on võimalik koostööd teha ja mis meil need võimalused on, et me oleme ka otsustanud selle, et me Ukrainat aitame sõjaliselt 0,25% oma SKP-st, et just ka meie enda toodangut sinna Ukrainasse suunata ja katsetamisele saata, et lootusest, et sealt võib-olla 4 kõrbeb, aga üks töötab, et Kusti, kuidas sa seda näed? Ma näen nii, et tegelikult siin turul ei ole mingid laboratooriumi tingimusi, et ma tean, et kohe kui läheb kasvust rääkimiseks, siis on mingisugune hulk inimesi, kes hakkab kohe rääkima AI ja bioengineering ja see on tulevik ja mis siis täna keegi ei osta. Aga reaalsus on see, et kui me suudaks Eestis teha 40 kilomeetri peale 5 meetri täpsusega laskvaid 5 kilose lõhkepeaga rakette, mis oleks enam-vähem samas hinnas, millega tehakse neid Haimarsti rakette, need ostetakse kõik ära. Nagu kõik barjäärid oleks kadunud, sakslased, ameeriklased, hollandlased, kõik leiaks raha ja mitte mingit küsimust ka ei oleks. Et nõudlus eksisteerib nendele asjadele, mis vaja on. Ja seal on sama palju, kui on nõudlust, on seda innovatsiooni puudu. Ja see viitab natukene ka sellele, kuidas me ise seda turgu näeme. Ma olen siin mõned Euroopa inimestega rääkinud, et me täna ka räägime kaitseturust, kui ütleme, kuna see on nii julgeolekuga seotud, siis seda ei saa teha. Muuseas, 90. alguses räägiti Saksamaal autoturust täpselt samamoodi. Ainult Saksa autoettevõtted teavad, kuidas Saksamaal autosid müüa. Ja see oli ka nagu dogmaatiline, arusaam seisukoht, et seda ometi muuta ei saa. Või mõni aasta tagasi alles need roaming kulud kaotati ära. Samasugune jutt oli ainult. Ainult Itaalia ettevõtted teavad, kuidas Itaalias telefonikõnesid teha.
ja kaitse on see koht, kus see nii-öelda vaba turg on nagu jäänud normaalselt sisse viimata. Kui sul vaba turg on sisse viimata, siis see on see koht, kus ei võimutse sinu konkurentseelis, mis põhineb hinnal, performance'il, tarneajal, mingisugustel normaalselt mõõdetavatel asjadel, või sellistel asjadel, et kus kohalikus omavalitsuses sul parajasti see mingi laevatokk on, eks ole. Ja kui sul selline turg valitseb, siis loomulikult seal mingi innovatsioon tavaliselt nagu ei mölla eriti. Ja mingi hetk, kui see nõudlus nagu lööb suuremalt sisse, siis need barjäärid kaovad iseenesest ära. Sest siis ei huvita enam mitte kedagi see, et kus sa neid asju toodad, kui need asjad sul alles 4 aasta pärast kohale jõuavad, kui sul on neid täna vaja. Ma arvan, me peame, kuna meie oma mõtetes ei ole eriti nagu kinni nendes industriaaldogmades, siis meie liikumisvõime, tulenevalt ka sellest, et me oleme nagu väike riik ka, siis meie võime seal kiiresti liikuda ning see nagu kuidagi ära vallutada, see turu nišš on meil, ma arvan, täiesti nagu käe sees. Jah, see Ukraina sõda ju näitab, et see sõjapidamine on ülim efektiivsusharjutus, et kui sa teed seda sellisel skaalal ja sellises mahus, siis need peened tehnoloogiad, mida jagub 9 nädalaks, et efekti ei anna liialt suurt. Aga Allan, lõpetuseks, et see, mida Kusti kirjeldas, et mis sa ütlesid, et 40 kilomeetrit 5 meetri täpsus, ja siis on nõudlus taga, et nii lihtne ongi, et näed sa, et meil piltlikult öeldes on lähiajal kuskil midagi sellist paistmast, millega on võimalik teatav nihestatus saavutada, sest see on klassika, et kui üks edulugu on ees, siis on kohe teistel jälle lihtsam, et kui sa suhtled meie kaitsetööstus ja tehnoloogia ettevõtetega. Ma täna ühtegi ettevõtet, kes üritaks teha raketisüsteeme nende parameetritega Eestis, isegi vist Ukrainas, ma arvan, ei tea, et küll aga on palju muid startup'e ja paljud neist üritavadki leida mingeid väga uusi omapäraseid nurki ja vahetavad need nurgad on ka sellised, mille kohta võib palju küsimusi olla, näiteks kas tehisaru tohib juhtida drooni viimase kilomeetri peal ja ise otsustada, keda tappa näiteks. Ja need küsimused on vastuseta. Need on tegelikult vastusega. Sõjaväljal venelased sellest ei hooli ja nad teevad selle ära ja me peame selle kuidagi vastu minema, aga ma arvan, et meil kindlasti on neid ettevõtteid, kes tänasel hetkel plaanivad toota või toodavad juba asju, millest on tõeliselt kasu ja ma olen selles mõttes jätkuvalt optimist, et aga väga hea sisend, et kui selline spetsifikatsioon, et mis oli 40 kilomeetrit ja 5 kilo, et kas saame leida, aga leidke siis see koht, kus seda saab arendada ja pauku teha, on ta siis Aegviidu või Nursipalu või... Kuna meil nüüd on aeg läbi ja kohe on kohvipaus ja siis me saame selle asja niimoodi kokku võtta, et kõik on väga positiivne, et me oleme selles mõttes teinud õigeid samme riigina, me oleme käinud tegelikult ees kogu selle Ukraina sõja oma julgeolekupoliitikas ja otsustega. Nüüd me oleme teinud ära need otsused, mis puudutavad kaitsetööstuse tugevdamist ja nagu me näeme, tahet on, nii et selles valdkonnas ma usun, et me võib-olla aasta pärast siis saame rääkida, mis on ära tehtud. Aitäh! Aitäh!